tere tulemast tere tulemast järjekordsesse minu podcasti episoodi. Mina olen Kris, tervitan sind episoodi numbrisse, mida ma hetkel peast enam ei mäleta, sest et mul on nii palju ette salvestamisi hetkel. Meil on hetkel täna siin, kui mina sinuga salvestan, sinu ees siin istun, on 28. märts, aga see saade tuleb välja mingi muul kuupäeval. Nii et ma tegelikult ei mäleta ja ei tea peast enam, mis numbri mul episoodil on, aga see tegelikult ei ole oluline numbrite järjestus ega ka see, mida see info võib-olla sulle annab. Aga tere tulemast kuulama tõepoolest järjekordset episoodi ja tänane podcast tuleb selles mõttes, ma ütleks, et järjekordselt väga eriline ja eriline mitte ainult külalise pärast, keda sa kohe näed ka kaamerast, nimest sa juba lugesid, aga eriline ka sellepärast, et need teemad on midagi sellist, mida ma kujutan ette, et väga palju mehed kaasa võib-olla rääkida ei oska ja ei taha. Kas ma oskan, seda me saame näha, aga ma tahan, nii et seda me saame kindlasti kuulda. Ja tuleb üks ära ütlemata põnev saade, kus me käsitleme päris palju naistega seotud teemasid ja kui sa oled naisterahvas, olgu see siis puberteedieas või ka täiskasvanud eas või siis kuskil selle elu keskel, 30-40 või ka vanem, siis ole hea, haara endale mingisugune märkmik, pliiats, pastakas, paber, võtta lahti enda arvuti või telefon ja ole valmis konspekteerima ja kaasa kirjutama ja kaasa mõtlema ja vajadusel siis küsimusi kirja panema, mida siis hiljem minu saatekülaliselt näiteks küsida. Mitte küll siin tänases saates, aga saate järgselt. Ja kui sa oled mees või sa oled naine, kellel on kodus mees või on kodus poeg näiteks, siis võtta ta kuulama. Miks mitte? Et minu meelest alati on toredam kuulata koos. Mina ise kuulan väga paljusid enda saateid, täna küll mitte kõiki, varasematel aastatel olen kuulanud kõiki enda saateid koos enda naisega järgi ja see on üks vägev kihvt kogemus, kui saab koos kuulata ja koos samale pausile panna ja arutleda ja teinekord tekivad sealt täiesti teised taipamised ja kohad, kuhu need teemad lähevad. Aga tere tulemast podcasti, Terri. Tere. Sul on jube lahe nimi. Kas sa tead seda? Aitäh! On keegi öelnud sulle ei ole? Ainult, et mul ei õnnestunud selle valiku juures nagu väga palju osaleda, seda tegi minu eest minu ema. Aga sa ilmselt oled nõus, et tegelikult tõenäoliselt, ma ei tea, kas see vastab tõele, aga hüpoteetiliselt rääkides on suur tõenäosus, et tegelikult sa selle nime ise valisid. Nii-öelda, kui minna väga spirituaalse peentasandile, et nii inimesed räägivad. Absoluutselt. Tead, see teema, mis sa tänase saatesse tood, on täiega põnev. Ma ei tea, kui palju sa ise tunned, et sellest tuleb selline väga põnev ja äge vestlus, sest ma olen meesterahvas, kelleks hakkad sel teemal rääkima. Üldiselt sel teema mehed ei räägi, ega sõna ei võta. Nii et võib-olla sa nakatad mind ja ma tulen aitan seda teemat algustada laiemalt ka naistele mees perspektiivi läbi. Ja kõigepealt hästi suur tänu sulle, Kris, et sa mind siia kutsusid. Sest kõige alustuseks ma täielikult tunnustan sind, tõstan, kergitan kaabut, kui oleks, sest see on päris suur ja äge julgustükk, mille sa ette võtsid ja see on mõnes mõttes nagu sensatsiooniline, et sa julged selle asja võtta ette, samas teisest otsast on see nagu ülimalt loomulik. Et kas saab olla midagi loomulikumat, kui olla kursis sellega, kuidas naise elu kulgeb, eriti olukorras, kui sul on ise enda ümber emad, võib-olla õed, abikaasa, võib-olla tütred, eks ju. Et teada seda, kuidas naine ennast mingisugustes eluetappides tunneb, on lihtsalt tegelikult kvaliteetse suhte mõttes ju nagu võtmetähtsus. Hädavajalik lausa, ma ütleks. Ütleks täiesti, absoluutselt hädavajalik. Ma olen naiste teemade vastu tundnud huvi, ma arvan, et ma ei tea, mis iganes noorusest, põlvest, vanusest alates, aga need teemad, mis puudutavad just nimelt nii nais kui meest, aga ka seda poolt, et seal on ka mõjutus paari suhtele,
kuna ma ise olen täna nüüd, ma ütleks, et pikaajalises paari suhtes, mul saab 12 aastat varsti ja ma tegelikult tahaks, et sellest saaks 60 aastat tulevikus. Ma loodan, et see on mu elu ainuke viimane partner tähendab, aga ma näen seda, et tänu sellele, et ma olen enda partneriga neid asju koos läbi käinud, koos õppinud, koos neid teemasid lahanud ja üksteist õppinud siis nagu paremini tundma, mitte ainult nagu Krisina ja enda kaaslasena, aga ka nagu mees-nais aspektina. See on andnud nii palju nagu sellist tahku sellele paari suhtele juurde ja sügavust, mida ma täna kujutan ette, et väga paljud ei koge. Noh, ja me räägime täna siin tõepoolest terminist menopaus, eks ole, võib-olla räägime siin üldiselt, võtame toon näiteks seksist, võib-olla räägime siin sünnitamisest, imetamisest, noh, need on nagu asjad, millest nagu võib-olla kõik nagu ei taha rääkida ja rääkimata veel mingitest teemadest, kus ma ei tea, ma näen, toon lihtsalt täiesti abstraktse näite, aga ma näen, kuidas mu partner kakab, ma toon näiteks, noh, et mõne jaoks on väga piinlik. Minu jaoks ei ole need piinlikud teemad, need on nagu elu osa ja need ei tekita minus mehes sellist nagu kohta, et ju või et nagu sellest ma ei räägi. Aga ma saan aru, mulle meeldib, kuidas Epp Kärsin ütles kunagi. Epp ütles sihukese toreda lause, kuna ma käisin tal telesaates seal, mida vanemad sulle ei õpetanud, see oli aastad tagasi juba. Ta ütles, et ta on sündinud häbitundeta. Ja mul on niisugune tunne, mul on samamoodi, mul ei ole häbi. Ma ei tea olukorda elus, kus mul oleks olnud nagu piinlik midagi öelda või midagi teha, mul ei ole häbi eriti. No võib-olla sul ei ole vale häbi. Ja võib-olla, jah, just. See... Õige häbi on. ja sellest võib edasi rääkida pikalt. Tuleme kohe selle juurde, et hakkame lahti rullima. Me jõuame sinna tänaste nagu põhiteemadeni ka. Just nimelt see menopaus ja kõik selle ümber ja selle eelnev, selle järnev ja selle miinused ja selle plussid ja selle katsumused ja selle väljakutsed ja selle lahendus. Ja võib-olla ka õnnistus teistpidi sõnastades. Ma tean, et sul meeldis see sõna. Õnnistus. Aga alustame läbi sellise transformatiivse nagu poole, et me sinuga tegelikult kohtusime ju saate eelselt ka. Istusime maha, rääkisime juttu, põrgatasime mõtteid elust, olust, saatest, mida siin rääkida. Ja üldse, mismoodi me inimestena nagu individuaalselt toimetame ja me jõudsime tegelikult sellesse kohta, et me mõlemad oleme hetkel läbimas sellist mõnusat transformatsiooniperioodi. Sinul on see lõpusirgemal tundub olla kui mul, et sa oled juba leidnud midagi uut, kuhu enda fookus nagu suunata. Minul on see välja kujunemas, ma arvan, ma olen seal 45-50% juures, kus ma nagu valgus õrnalt tunnen lõpus paistab, aga ma täpselt ei tea veel, kuidas mida ma sealt tegema hakkan. Aga transformatsioon ehk elu muutus, tuleme korra selle juurde, sest sa oled mõne mõttes andnud mulle täna käskluse minevikku mitte puudutada. Ja teistpidi teadlikult teinud otsus, et sa tegelikult tahad liikuda ühest eluvaldkonnast nagu ja tegevusvaldkonnast teise ja jagada tegelikult teadmisi ja õpetusi või enda kogemust hoopis teistel teemadel. Ja mõnes mõttes on sul õigus, mõnes mõttes see pole päris nii, ma kohe selgitan. See transformatsiooni moment, nagu, mis minul praegusel hetkel käsil on seotud tegelikult natukene sellise loomuliku osaga naise elust, minu kui naise elust, kus olles jõudnud ise menopausi, väärikalt ja uhkusega ütlen 53 ja pool. See on iseeneseslik ja loomulik sellisele enda sisemise tõe äratundmisele lähemale jõudmise moment, kus ma olen. Ja siis tegutsemine vastavalt selle sisemise äratundmise järgi. Intuitiivse endaga nagu taasühendumine, see on see, mida tegelikult menopauseks ju võimaldab, et ma saan lõpuks aru tänu sellele, et ma olen sellest hormoonid üles alla hüplemisest nii-öelda väljumas, vaikselt väljumas, mitte päris kohal, eks ju. Loodetavasti lõpusirgel, aga tänu ka hormonaalsetele muutustele jõudnud sinna, kus mul on sellisele intuitiivsele äratundmisele ja enda sisemisele tõele lihtsam ligi pääseda. Ja see on andnud mulle ajendi tegelikult selleks, et ma muudan
seda, mismoodi ma edaspidi asju teen, olen rohkem ma ise, ei proovi meeldida, ei proovi ennast kuidagi sätitada siia sellisesse, paraku sellisesse meeste maailma, mis meil ikkagi ümberringi natukene rohkem on kui naiste maailm, ja tuua julgemalt välja seda, milline tulevik meid ees ootab, sest minul on selge uskumus selle koha pealt, et meid ootab liikumine rohkem nagu naiselike väärtuste suunas, kui me tahame, et nüüd tulevad võib-olla väga sügavad sõnad, et planeet püsima jääks, aga kui me tahame tegelikult, planeet, ma arvan, et ei kao kuhugi, aga see on lihtsalt arvamus, eks ju. Aga inimesed võib olla, eks ole. Mis mõtled naiseliku sügavuste all, mõni näide nagu? Naiselike väärtuste all. Sorry, väärtuste, jah. Ja naiselikud väärtused on seotud sellega, kuidas me toetame elu. Ja elu toetamine minu jaoks on suuresti läbi teenimise ja koostöö. See on see näiteks, vaata võib-olla kui sa oled juhtimisega oma elus kokku puutunud, ühel hetkel ka siis, kui mina töötasin nagu ettevõtluses rohkem ja koolitasin ennast pidevalt sellises ettevõtlusteemades, hakkasid ka juhtimisse tulema sellised nii-öelda ringikujulised naismudelid, kus hierarhia hakkas nagu ringi minema, eks ole. Et see sfääri moment, eks ju, mis on siis selline nii-öelda püha geomeetriline või naisenergia olemust kirjeldav, eks ju, hakkab niimoodi tasahaaval, täpi haaval tegelikult tulema nagu meie ellu. Ja see ongi nagu midagi teatud mõttes nagu sellist nagu ajastute vahetumist sümboliseeriv asi. Et ja see ei ole halb ega hea, see on loomulik. Ja see transformatsioon ja see äratundmine on see, et ma tunnen, et mulle on praegusel eluetapil lihtsalt meeletult oluline teha seda, mis ma tunnen, et on võimalikult mina. Ehk siis hästi palju kasutada kas oma häält, kasutada oma kohalolu ja kasutada oma teadmisi selleks, et jagada midagi, millest on päriselt kasu. Ja praegu ma olen jõudnud, nagu ma sulle juba mainisin ka, siis ka teatud sellist nagu süvitsi minekut iseenda persoonis läbi tehes ära tundmisele, et ma teatud mõttes olin enda jaoks sellist naiselike teemadega tegelemist oma varasemas elus nagu pannud ära, et kas see on iseenesest mõistetav ja kuidagi ka nagu vältisin teatud mõttes, sellepärast, et ma tahtsin olla nagu koherentne selle välisega. Aga nüüd ma tunnen, et tegelikult selline, mina ütleksin isegi nagu naiste revolutsioon või naisenergia revolutsioon on see, mida praegu ma näen ümberringi sellised väekad naised nagu läbi viivad ja see ei ole nagu selline väga, kuidas öelda, nõudlik või häälekas või selline ennast peale suruv energia, vaid see on sellise läbi oma sellise igapäevase nagu toetamise, igapäevase nagu enda sellise sisemise ande jagamise pidevalt nagu liikuda sinnapoole, et proovida seda maailma teatud mõttes nagu paremaks muuta läbi selle, et kui hästi me siin saaksime ennast tegelikult tunda, kui me nendele päris väärtustele seaksime fookuse. Ja päris väärtuste all ma mõtlengi seda sama, et selles polariseerumises me oleme ära unustanud tegelikult selle, et kuidas me kõik oleme üksteisega seotud. Ja see, kui inimkond, ja nüüd läheb väga, väga nagu võib-olla valgub laiali, aga sügavaks, see, kuidas inimkond üldse jõuab selleni, et on vaja millegi pärast või kusagil sõdida, on tegelikult asi selles, et inimesed on unustanud ära selle, et nad on tegelikult algselt kõik omavahel seotud. Et kui see tunnetus oleks
nagu kohal ja olemas. Et mina ja sina oleme osa ühest suuremast tervikust, siis oleks väga palju keerulisem minna sellistesse hävituslikesse mehhanismidesse, nagu on näiteks sõda või midagi. Ja nüüd ma küll ei tea, kuidas me sinna selle jutuga jõudsime. Ma olen sinuga nõus. Kristu Laapi. Ma olen sinuga nõus. Ma olen ka mõelnud selle peale, et mis siis saab, kui inimesed mõistaks üksteist rohkem samal tasandil. Me räägime siin mees-naiseks olemisest, aga tegelikult on lihtsalt jälle üks filter ja üks lihtsalt selline termin, kuidas kategoriseerida või eristada või sildistada midagi, aga olemuselt on ju inimene. Jah, eripärasused ja nii-öelda oma isiklike individuaalsuste ja unikaalsustega, aga ma olen ka mõelnud selle peale, mis siis saaks, kui, nagu saate alguses ütlesime ka, et kui mehed mõistaks või tahaks mõista rohkem naisi ja kui naised suudaks mõista ja tahaks rohkem mõista ka mehi mingis iganes nurga alt, ma ei oska isegi tuua praegu võib-olla näidet, tegelikult ma oskan tuua ühe näite ka, et siis oleks nagu oluliselt lihtsam võib-olla ka selles mitte ainult paari suhtes, aga ka võib-olla mees naisena, sõbrannana, ma ei tea, koolikaaslasena, kelle iganes läbi saada. Ja ma toon näite, ma alles hiljuti sotsiaalmeediat scrollisin TikToki. Ma ei ole nagu suur fänn, aga ma vahepeal seda scrollin, seal tekib jube palju häid ideid teinekord videode jaoks või enda elus tekib mingi taipamisi ja mul tuleb esile väga palju millegipärast sükest eksistentsiaalset asja ka, mitte ainult mingi kassivideosid. Aga seal oli video, kus siis naine mees lamasid voodis ja naine siis vaikuses, ei räägi üksteisega ja naise siis mõtted nii-öelda peale loetava häälena olid siis umbes sellised, et issand, et ei räägi minuga, et kas ma tegin midagi valesti, kas te ei armasta mind enam või äkki te jätab mind maha või appi, et kas midagi on nagu pahasti ja siis nagu sekund vaikus näitas nagu mehe mõtteid ja siis mees lugus peale, et mul on vaja arve ära maksta, ma ei tea, ma tulen toime praegu sellega, et mul on vaja naist üle pidada, ettevõttel on päris raskused praegu, kurat, mul on seal trenn tegemata, mul on tegelikult see konkurent üleval, täitsa teised mõtted, vaata. Aga me tõlgendame olukorda nagu vastavalt läbi enda prisma ja enda ebakindluste. Mõistmata tegelikult, mis teise inimese peas tegelikult toimub. Ehk siis ma näen see näitega, mis mul näitas see näide minu jaoks oligi see, et kui naised võib-olla mõistaks ka tegelikult seda, et mille üle tegelikult võib-olla mehed väga tihti sellises situatsioonides mõtlevad, kus nad vastutavad pere eest ja on perepea, et need probleemid üldse seotud teinekord ei ole üldse seotud naise või lapse või koduste tingimustega, vaid need on individuaalsed, kas siis puhtalt tegevuse, äri või ettevõtlusega või mingi karjääriga või enda sees olevate mingite protsessidega, kus sa tunnedki, et ma olen mehena, ei ole piisavalt hea või midagi on tegemata või tahaks rohkem pingutada, rohkem saavutada. Et kui me seda nagu suudaks ka mõista, siis et alati ei ole see mina süüdlane, et vaid tegelikult tal on enda sees mingid asjad, aga mina saan ju partneri ja toetada seda. Kas teda kuulates, temaga suheldes, küsides ja toeks olles, aga mitte niimoodi, ma siis ennetan ja oletan ja siis tekivad mingid pseudoprobleemid tihti veel. Ja kas need olid tolteegid, kes ütlesid ühe esimeste reeglitena, või esimese reeglina, et ära oleta. Küsi ja räägi ja tegelikult ma just mõtisklesin ka siin mõned päevad tagasi just selle üle, kuidas ka lähtudes sellest meie kohtumisest, eks ole, et mismoodi näiteks sellel samal intiimsel tasandil meeste ja naiste lähedus, kui me räägime nüüd sellest menopausi teemast, mismoodi siis need asjad nagu muutuvad ja nii edasi. Ja ma jõudsin ikkagi sellesse samasse kohta, et kui säilitada huvi selle vastu, millised on nagu, ja hoida neid päris väärtusi, mis pidevalt meeles, mis meile tegelikult olulised on, kui me asume suhtesse. Sest need on alguses, on need kõigil meeles. Aga läheb mööda 10 aastat, 15 aastat, 20 aastat ja siis ühel hetkel toimub see nagu see iseenesest mõistetavus ja teiseks on see huvi langus tegelikult, sellepärast et see kõik on juba nagu selles ei ole enam selles mõttes seda uudsust, mis on nagu selline, kuidas öelda, sellise välise illusoorse maailma poolt tekitatud uudsus, mis meile elus kogu aeg näidatakse, eks ole. Aga see, mis sa alguses ütlesid sellest sügavusmomendist, et sind huvitab see mõte,
või sulle pakub inspiratsiooni visioon, et sa oled oma kaaslasega koos ka järgmised need mitukümmend aastat, eks ole. See ongi tegelikult selline esmane häälestusmoment sellele, oma suhtumise häälestamine sellele, et ma lähen sügavuti. Et ja ma panustan. Et tegelikult selle suhte või suhte hoidmise, ükskõik mis tasandil suhte hoidmise, et eks ole tegelikult, kui me mõtelda püsisuhte peale, siis selles on nagu mitmeid tasandeid ja väga palju on ka seda materiaalset, seda igapäevast, aga seal jääb üks kiht, mis on tohutult oluline kogu aeg, see intiimsuse hoidmine. Ja ma ei pea silmas siin nagu kehalist intiimsust, aga ma pean emotsionaalset intiimsust. Ja kui selle hoidmisega, sellele pühenduda, tehes ka tarku nii-öelda valikuid või süsteemseid tegusid. Et nagu võib-olla sa oled kuulnud seda, võib-olla klišeelik, aga et armastus on tegu. Eks ju? Mis tähendab seda, et kui see suhe kestab läbi aastate, et seal on need omad traditsioonid, need omad pühendumise momendid, kuidas me saame üksteisele lähedale, kui see nii-öelda aeg või see äriline elu või perekonna asjade ajamine või noh, kõik see mudru, mis meil ümber, eks ole, nõuab tähelepanu. Et kas ma võtan sealt selle aja ja selle pühendumise ja selle momendi? Jaa, täitsa nõus. Kuidagi kuulen sind ja kuulan kõrvalt nagu meie vestlust ja neid teemasid, siis täiega tunnen, et ma teengi seda, ma skipin mõned olulised küsimused, milleni me tuleme pärast tagasi, kui see aeg on veel olemas, aga ma tahaks täiega minna sellesse põhiteemasse sisse. Aga tullagi väikse nagu see mõttes ikkagi ütleme eeletappidega enne, kui me jõuame päris menopausi teemani, et mis see on ja kuidas seda käsitletakse ja missugused on need suurimad müüdid ja hinnangud ja kõik oletused ja kuidas see tegelikult on, siis tegelikult sellele eeneb ikkagi ju nooruk iga ja kogu see, mulle just meeldis, et sa rõhutasid ka siin tegelikult ja sa rõhutasid ka meie omavahel vestluses seda, et see on loomulik kulg naise elus, varem või hiljem ma ütlen me praegu, mitte ma ennast nüüd mehena silmas pean, aga me jõuame sinna, naisena. Varem või hiljem see juhtub, kellel rutem, kellel hiljem. No kõigil juhtub. Kõigil juhtub, et ta on nagu midagi, mida ei saa, täna veel tundub, et ei saa vist nagu vältida ja ma ei tea, kas on olemas naisi, kellel seda ei juhtu. Ei ole. Ja küsimusega, kas on vaja. Ja kas on vaja, et aga selle eeneb etappe ja üks neist on puberteet, nii-öelda teismelise iga, mis ka kestab, eks ole, ikkagi üsnagi pikki aastaid ja mulle meeldib, kuidas kunagi sõpradega arutasin, siis tegelikult ütleme nüüd, olles täna isa ja nähes neid, mul on noorem vend, eks ole, 2 tükki, tegelikult isegi üks on 14 ja on see 18 ja üldse mitte kuidagi halvustavalt, aga vahel kuulad, siis mõtled, et nad tunduvad, räägivad, nad on nagu juba täiskasvanud mehed, vaata. Jutt on selline, et ta on nagu, kurat, tulen teenene ja siis vaata kõrva mõtled, et aga kas ma olin samasugune huvitav, et nagu kohati nagu piinlik kuulata, teistpidi nagu kihvt nagu vaadata, kuidas see mina pilt on hoopis teine selles noores eas, kus tegelikult need hormoonid möllavad, nii mehe kui naiseline, ja alles hiljem vanemas eas saad aru sellest, et mida mulle vanemate poolt nagu üritati tol hetkel samas rääkida. Ja siis ei mõistad neina. Täna nagu mõistad, sest seda kogemust on rohkem, eks ole, sul ei ole seda möllamist nii palju hormonaalselt, emotsionaalselt. Ja ma tahangi tulla selle puberti tea juurde, et tegelikult ju hakkab esimene selline hormonaalne möll pihta sealt. Nooremas eas siis taga sellist asja ei ole. Et me just... selline, kui nüüd vaadata sellele nagu selliselt natukene nagu suure pildina peale, eks ole, siis see on see moment, puberteedi iga, ja see ei ole nagu moment, see on lihtsalt periood, kus toimub siis see, kus toimubki selline sisuline polariseerumine.
poistest saavad poisid või mehed ja tüdrukutest saavad naised vaikselt. Ja noh, selles mõttes tüdrukute puhul ongi tegelikult see üks päev, eks ole, kui tal algab menstruatsioon peale, mis tähendab seda, et temas aktiveeruvad siis need naissuguhormoonid, poistes aktiveeruvad meessuguhormoonid ja see põhjustab sellist teatud mõttes üleminekuperioodi, mis ongi, puberteet on samamoodi üleminekuperiood, kus tänu sellisele ümberkujunemisele, mis on nagu kogu keha ülene, kõikide kehasüsteemide ülene, on siis see emotsionaalne osa see, mis kuidas siis öelda, paistab välja. Et ja kehal tuleb kohaneda ja seetõttu hakkab toimuma nagu mingisugune reaktsioonilisus, sellepärast, et veel ei ole neid ühendusi, keha veel täpselt ei tea, kuidas need asjad nagu toimuvad, eks ole, et siis ehitatakse üles, noh, me teame, et ehitatakse üles sellist nagu suguküpset inimest, eks ole, aga see protsess on nii energiarohke kui ka emotsioonide rohke ja emotsioonid ongi nagu energia, kui mõelda seda energy in motion, eks ju. Ja mis tegelikult toimub, kui sa kirjeldasid praegu vendasid või venda, minu poeg on 14, eks ju, mul on 2 täiskasvanud last, kelle puhul ma olen ka seda näinud, kuigi mitte nii teadlikuna, kui ma praegu jälgin. Ja mul on õnnestunud ka näha pealt veel ühe lähisugulase sellist väga intensiivset puberteedi iga, kus ma väga värvikalt sain näha seda, kui targalt tema ema suutis hoida ruumi armastusega, kui mitte keegi enam ei suutnud. Sest et need, nagu kuidas öelda siis, terve mõistusega mitte tasakaalus olevad teod, mis sealt nagu selle nii-öelda naiseks saamise protsessis või siis poiste puhul, siis poiseks saamise protsessis nagu esile tulevad, need võivad olla nagu lihtsalt nii äärmuslikud, et seda ei saa nagu intellekti tasandil ühel hetkel mõista. Vaid selleks peab olema sedasama südame energiat, seda tundlikkust, seda kaastundlikkust, et seda tunnetuslikku poolt rohkem, et mõista seda ja tegelikult üks väga, väga oluline, kui sa näiteks selle vennaga mõtled, eks ole, temaga suhetes, kindlasti sa vaatad seda võib-olla sellise väikese hinnanguga, et kuidas nii on üldse võimalik mõelda või kuidas nii on üldse võimalik olla, aga tema vajab tegelikult sellel hetkel hästi palju sellist ruumi hoidmist ja toetust. Nii nagu tegelikult, vaata, kui me praegu vaatleme, et puberteet on see moment, kus siis üks noor inimene muutub fertiilseks, eks ole, siis see kokteil põhjustab teatud muutused ja siis nüüd sellele nagu vastand protsess teatud määral, nii-öelda pööratud puberteet on tegelikult ju menopaus. Siis toimub see, et see kõik, mis sinus üles äratati, see hormonaalne või see nii-öelda reproduktiivvõimekus järglasi toota, see siis nüüd järk-järgult sulgetakse, eks ju, perimenopausis algab peale, pum, ja kuni siis ühel päeval saabub see üks päev, 24 tundi, paus. Enam ei ole. Ja mis juhtub on tegelikult see, et nii nagu puberteedi eas, ja me aktsepteerime tegelikult, vaata puberteedi iga, me aktsepteerime tegelikult ka raseduse eas naiste selliseid nii-öelda hormonaalset tujukust või hormoonide muutumisest või tasakaalu muutumisest tingitud meeleolu muutusi. Me oleme kuidagi ühiskondlikult nõus sellega rohkem. Aga see, mis mind nagu teatud mõttes käivitab, on nagu see, et ja noh, siin ärkab minus üles selline nii-öelda õiglusmoment, et huvitaval kombel, kui naised jõuavad sellesse ikka, nad on kõik sellised olulised asjad ära teinud
Nad on küpsenud, nad on saanud fertiilseks, väga paljud nendest on lapsi sünnitanud ja siis saabub, ja nad on üle elanud neid igasuguseid hormonaalseid kõikumisi. Nad on kinkinud oma keha, nad on loonud oma kehast kedagi uut. Ja siis saabub moment, kus ja nüüd ma ise lähen nagu jõuliselt sellesse teemasse tegelikult sisse, siis saabub moment, kus kuidagi ühiskondlikult naised nagu ei vääri siis enam toetust, vaid siis on sellel nagu selline väikene selline, ma ei tea muidugi, kuidas see sulle praegu tundub, ma tahaks teada saada, täitsa põnev oleks, aga naised see periood nagu on jäetud nagu tähelepanuta väga kaua aega ja ühiskondlikult on sellel nagu selline nagu, kuidas öelda, selline negatiivne varjund, et naine, kes teeb läbi oma elu kõige suuremat muutust, siis nendesse suhtutakse kui kellessegi, kes ei suuda oma emotsioonidega toime tulla, et menopausis naistele ei andestata nii palju. Millegi pärast. Kas sulle tundub ka nii või kuidas sulle tundub see ühiskondlik foon või suhtumiste foon või hinnangulisus üldiselt? Ma olen nõus sinuga, et ma nüüd hullult palju oleks nagu jälginud seda, kuidas seda menopausi teemat käsitletakse aga eks mida ikka kuskilt jääb silma ja kuuled ja näed inimeste suhtumist nii läbi selle, kuidas ma näen, kuidas mõni naine, kes on selles vanuses juba või selles protsessis sees, kuidas ta käitub, kuidas ta on, mida ta kogeb, eks ole, ja kuidas ta räägib sellest ja mida ta tunneb võib-olla, olgu siis teadmatusest või teadlikkusest, kuidas oskab sellega paremini toime tulla või vähem paremini toime tulla ja kuidas ka mehed võib-olla seda vaatavad, siis kohati nagu ma ütleks, et on pigem selline mulje jah, et sellel on oluliselt vähem tähelepanu antud teemana nagu ja eetri aega nii-öelda ja teistpidi ka seda vaadatakse nagu viltu, et sul on midagi viga nüüd. Täpselt. See on nagu probleem nüüd küljes, et ala, et sa said vähi, eks ole, enam-vähem. Et küll mitte nii võrdväärselt suurena, aga just, et sul on nüüd on probleem ja nüüd tuleb nagu minna ravile vaata või on aeg, ma ütlen hästi jäigalt, aga aeg uue vastu välja vahetada, et ei suuda enam olla, et ei kannata välja. Ja tegelikult sama öeldakse ju ka raseduse perioodi kohas on ka minu meelest see halb maik juures olnud, et kui mehed ei taha mõista, mis tegelikult naise kehas toimub, mina sain seda etappi läbi käia iga päevast, iga nädalast, iga kuiselt, kuni kodusünnituseni välja ja lapse sündimise see nägemiseni, kuidas sa mõne mõttes väljub. Ja ma saan nagu aru sellest, et kust mehed võivad tulla selle pealt öelda naisele näiteks teine rasedusperioodi ajal, et ma ei viitsisi kuulata, et tal hormoonid möllavad. Aga see on niisugune hästi nagu jäik ja nõme ütlemine. Teistpidi ongi möllavad, aru saada, aga seal on see mõistmisose puudu sealt poolt. Et ma olen suga nõus, selles mõttes. Ja see ei ole ainult selline, kuidas öelda, nii-öelda tähelepanu, et sellel ei ole osutatud piisavalt tähelepanu, kuigi tegelikult kui vaadata praegu näiteks seda, kuidas nagu, ütleme, et viimased 10 aastat tegelikult on tulnud mujal maailmas hästi palju raamatuid sellel teemal välja, hästi palju naised ärkavad massiliselt. Sellepärast, et on ära tabatud see selline nii-öelda ürgse naise väe olemus selle menopausi taga ja üleüldiselt nagu selline kollektiivne naisenergiale ärkamine on seda teemat ka nagu pinnale toonud ja mitte ainult. Tegelikult, mis on pinnale tulnud, on ka selline teadlikkus, mis puudutab näiteks naiste menstruatsiooni. Ma olen hiljuti kuulnud ühelt naiselt, kes on sügavuti selle teemaga läinud ja kogunisti selle teemal raamatu kirjutanud ja eesti keeles. Aga näiteks mehed on mehi, näiteks 40-aastane mees ei ole kursis sellega, millal tema naisel on menstruatsioon või üleüldse ta polegi kunagi näinud, et midagi sellist on olemas. Sest see on midagi, mis on nagu räpane. No varjatakse. Nagu how comes? Kuidas nii saab olla? Mulle nii meeldis, et sa ütlesid, et printsessid käivad ka kakal, eks ju. Ja tegelikult ongi nii, et needsamad kuningannad läbivadki igakuiselt seda püha rituaali, kus nad küpsetavad endas elu. Kuidas saab seda vaadata, et see on midagi nagu, mis on räpane?
kuidas see võimalik? Ja võt, see ongi nüüd see moondumise värk, see on see illusioonide purustamise värk, mida me selle, teatud mõttes revolutsiooniga siin nagu teeme. Ja see revolutsioon on nagu teadvusrevolutsioon, sa saad aru, mis ma mõtlen. See on selline peentasandi revolutsioon, mis ei toimu läbi võitluse, vaid mis imbub ise läbi. See kõlab võib-olla natuke voodoo, aga kui hakata ümbritsevat jälgima, siis vaikselt imbubki läbi, sest see peabki ühel hetkel läbi imbuma. Ma ütlen, ma ikkagi arvan, et ma taandun, ma isiklikult arvan enda kogemusest ja arusaamisest, et see kõik taandub ikkagi, ütleme, see teadlikkus või mitteteadlikkus taandub ikkagi sellesse rolli, kui hea suhe sul on enda partneriga või läbisaamine siis teise sugupoole esindajatega enda elus, olgu ta sinuga suhtes või mitte suhtes. Ja just nimelt see ka see menstruaaltsükli alguseni, ma tean täpselt, millal see hakkab ja intuitiivselt. Mul lihtsalt tekib tunne, et okei, vist on varsti hakkamas ja ma ei pea kalendrit jälgima selleks. Ja siis on loomulikult naiskeha aistingud ja nii-öelda füüsilised ilmingud, mis ka mõne mõttes võib-olla annavad märku sellest, et okei, mul oli õigus. Aga minul mingisugune bioloogiline olemus siin sees, mingisugune mis iganes indikaator tööriist läheb tööle ja saab sest aru, et okei, see on kohe hakkamas. Ja see on nii huvitav olnud näha seda kõrvalt. Aga seda saab kogeda ainult siis, ma arvan, kui sa oled selles nagu võib-olla naise nagu enda naise nagu protsessidesse ja sellesse sisekaemusesse nagu kaasatud sellisel viisil olnud vähemalt mingi aja, et sul tekib see kogemus või nagu mingi tunnetus selle kohta. Ja see häälestus. Ja tegelikult, kui sina seda kirjeldad, minust tekib nagu selline vaimustus ja imetlus, sest tegelikult mida sa teed, ma tõlgin seda nagu enda jaoks ja võib-olla sinu jaoks ka, sa osaled teadlikult elu imes. Sest naine võimaldab seda. Sulle. Tema näitab sulle, kuidas on võimalik olla looja sellisel moel, sellisel nagu kehastunud tasandil. See on, minu meelest on see mega ilus, mida sa räägid. Ma tahaks, et sa räägiksid võib-olla nagu nüüd veel nagu sügavamalt, detailsemalt sellisem menopaus siis tegelikult on. Ja mis nagu toimub selles kehas, aga enne kui sa vastad, ma jagan suga ühte huvitavat mõtet, mida ma siin lahti kaaristasin endale, ma olen visuaalselt siuke mindmap inimene ja ma tahan asju lahti karistada, ma kuulasin sind ja siis mingites lausetes ja ennast kuuldas ka tekkis selline skeem, mis võtab kokku äkki selle protsessi lapsest menopausini. Me räägime naisaspektist. Ma lihtsalt selgitan sulle hästi lühidalt seda ja saad öelda, kas see sinu kõnetab või mitte, aga minul lihtsalt klikkas, et sa rääkisid sellest, kuidas menopaus ja see oleks enda kogemus ka, kuidas väga tihti naised ka muutuvad selleks kohta, hakkavad aru saama, kes nad tegelikult on ja mis tegelikult töötab, mis ei tööta, eks ole, tekib siuke intuitiivne sügavus ja tunnetus ja jälle selline autentne olemus ja endast parem arusaamine, on ju. Lapsed, kes on enne puberteeti, sünnist alates on väga intuitiivselt kontaktis iseendaga, väga jõuliselt kontaktis endaga. Kuni mingi hetk siis ühiskond või elu ise hakkab siis meid varpima, meid killustama, lõhustama ja see üldse ei ole kuidagi negatiivselt seotud, aga lihtsalt see juhtub, on ju. Infot tuleb juurde väljaspoolt, surutakse peale, võtan vastu ja võtta vahepeale see vormi meid. Nüüd, mul on siuke tunne, et laps ja menopausi etapp nii-öelda enne puberteeti ja peale seda, kui täiskasvanu iga läbi saab, on omavahel ehe autentne olemuse faas. Ja kui me jõuame puberteedi ikka, siis juhtub see, et me tegelikult kaotame ennast. Mõne mõttes inimesena ära, ma tegin joones ja endale, me kaotame ennast inimesena ära, meil on protsess, kus me ennast otsime, meil on tohutu palju sägadust teinekord, need transformatsioonid, etapid ja mees-naisena samamoodi, aga me räägime naisest, otsivad ennast, eks ole, kes läbi mis iganes vahendite ja viiside ja võimaluste. Ja siis, kui täiskasvanu iga läbi saab, jõuab menopaus, me jõuame tagasi sinna, kus me tegelikult algselt olema pidime ja ma nimetan seda siis saamaks tagasi endaks ehk taas sünd.
võib kokku võtta niimoodi või? See oli nii äge, et sa seda tegid, sest sa tõmbasid minu ühe sellise mõttepoja või sellise alge kuidagi sealt alla. Ma unustasin öelda sellise olulise asja, et see on umbes mingi keskmiste arvutuste järgi umbes vanuses 11. Ja muidugi see on praegu kogu aeg muutunud lähemaks, eks ole, millal tüdrukutel algab menstruatsioon ja millal nad muutuvad fertiilseks. Aga siis selles vanuses see 10-11 tegelikult see tüdruk teab, kelleks ta tahab saada. Kas ta tahab teada, kelleks ma tahtsin saada? Noh. See on täiesti raju. Ma tahtsin saada kosmonaudiks. Aha. Ja siis ma tahtsin Anne Veskis ka saada. Sellepärast mulle väga mulle meeldis laulda tohutult, eks ole, ja siis aga kosmonaut, see oli natukene selline, siin oli see nagu see mingisugune kangelase teekonna igatsus minusse, et see alge oli siis juba olemas ja teha midagi kangelaslikku. Ja täna ma tean human designi järgi vähemalt, et mul tulebki vahepeal mingisuguseid kangelaslikke asju teha, mis tunduvad nii sellised, et paljud küsivad, et kas sa midagi kardad ka, jah, tegelikult hullult kardan, aga mul ei jäägi muud üle, kui liikuda edasi, sest selle läbi ma siin selles kehastuses kasvan, eks ju. Aga jaa, tüdrukud teavad väga hästi, kes nad on, ja neil on unistused, nad julgevad unistada. Ja võt siis, kui naine on kogu selle tegelikult ka ju väga toreda etapi läbi teinud, eks ole, ehk siis selle östrogeeni või ühe teatud tüüpi östrogeeni mõju all olnud nagu tuimestatult valmis kõiki teenima, hoidma, endas kasvatama, eks ole, lapsi, järglasi tooma, et see järglaste toomise östrodiool on see üks östrogeeni siis nii-öelda tüüpidest, eks ju, mis põhjustab selle, et me muutume nagu sellele, kes me päriselt ise oleme tuimaks ja sina ütlesidki vaata selle lause, et kaotad nagu ennast ära. Ajutiselt kaotad ära. Ja mina olen oma elus tegelikult sellise kaotuse läbi teinud. Ja selle tulemusena ma olen nagu 17 aastat kestnud abielu lahutanud ja liikunud täiesti uutele eneseteostus ja uute suhete maastikule, eks ju. Aga ka see on olnud tohutu enesearengu koht tegelikult, eks ju. Aga see enese kaotamise moment naistes, ma näen, et see on tegelikult naiste puhul suurem võimalikkus sellesama hormooni tõttu. Nii et kui me näiteks praegu siin, kui me hakkame menopausist rääkima ja mõtleme seda, et on üleüldiselt, kui menopausist räägitakse, siis räägitakse sellest, et östrogen kaob ja sellega on sul on mõjutatud kõik sinu kehasüsteemid ja sellega kaasneb väga palju erinevaid vaevusi, mida ma soovitaks mitte vaadelda kõiki nagu meditsiinilisi vaevusi, vaid ka loomulikke vaevusi, ületatavaid vaevusi ja mõnede puhul on vaja nagu meditsiiniliselt sekkuda. Aga siis juhtub nagu see, et see östrodiool pannakse nagu sellisele teatud mõttes nagu pjedestaalile, aga ta läheb pjedestaalile sellepärast, et me väärtustame fertiilsust, seda sorti fertiilsust, mis puudutab seda, et naine toodab järglasi. Aga meie kultuuriruumis ei ole seda ei väärtustata nii väga, kui see naine jõuab sellesse kohta, kes nagu sellesse targa naise faasi, sellesse wise woman või on erinevad ka sellised erinevatest põliskultuuridest on sellised näiteks on see crown või see ronk siis, eks ole, see väljend või ja jõutakse, on jõutud nagu selleni, et ei väärtustata seda, kui oluline on ühe kultuuri jätkumise seisukohalt see nii-öelda, ma ei taha öelda vanade naiste tarkus, aga ma pean siin silmas seda tarkade naiste tarkust, mis on see elu kehastamine ja kogemuste edasiandmine, et meil lihtsalt
on paraku nii, et sellises nii-öelda moodsas elus ja sellises, kuidas öelda, välisele orienteeritud elus ja võib-olla mitte nendele päris väärtustele orienteeritud süsteemis, see on jäänud tahaplaanile. Aga mida ma tahan öelda on see, et miks selline nagu see revolutsioon, see vajalik ongi vajalik tegelikult selleks, et mitte ainult tunnustada naisi läbi selle fertiilsuse, kuidas nad loovad elu nagu järglaste mõttes, aga ka läbi selle, milline on see potentsiaal, mida nad suudavad luua pärast ja kuidas nagu elutarkust edasi anda. Ja see on midagi, mis ma arvan, et on väga oluline ja mis on nagu sellises nagu suures plaanis ühiskonnast natukene puudu. Vaata, ei ole väga palju ju selliseid, nii-öelda sellise šamaanitarkusega naisi nagu sellises nähtaval, eks ole. Pigem ei ole. Pigem ei ole, eks ju. Ja muuseas, kusjuures, kui rääkida sellest menopausist, siis näiteks põliskultuurides ja šamaaniks naine ei saanud ennem, kui ta oli jõudnud menopausi, sest tal ei olnud ennem ligipääsu sellele. Sest ta oli siis nii-öelda selle östradioli poolt kaaperdatud, eks ole, tal oli teine funktsioon ja mis on loomulik ja mis on normaalne ja see peabki nii olema. Et see, ma ei teagi, kuidas seda kõike kirjeldada, ma tunnen, et see on nii suur minu sees, see äratundmine või see teadmine ja ma olen ise sellel teekonnal praegu. 53 on veel nagu selline lapsekingades tegelikult, eks ole, 60 keskmiselt, aga see on jälle see, et hästi individuaalne, kuidas keegi, mina tunnen ise, et mina näiteks ootan vanust 58 põnevusega, eks ole, et mul on selline nagu informatsioon ja tundmine, äratundmine, et siis läheb nagu minu jaoks saabuvad need nii-öelda sellised nii-öelda tõelise potentsiaali avaldumise hetked, aga tööd selle nimel tuleb ennem teha. Just. Ja mis ma tahan veel öelda seda, et tegelikult, mis on tohutult oluline selle menopausiga nagu sisse tuua, lisaks sellele, et rääkida nendest kannatustest ja meil on nagu selline dramaatiline eluvaatlemise mudel. Vaata filmidest, eks ole, kui sa näed, kuidas on sünnitused. Kui filmides on sünnitused, siis seal alati toimub midagi dramaatilist. Kui harva me näeme tegelikult filme sellest, kuidas laps sünnib tegelikult väga aeglaselt, loomulikult, rahulikult. Sul on see kogemus kodusünnitusest, mul on kogemus kodusünnitusest. Mul on teistsuguseid kogemusi ka 2 tükki. See ei olnud üldse dramaatiline. See oli hästi vaikselt kulgev sellise sisemise tarkusega ühendumise koht, selline täis maagia. Ja seal ei olnud mitte mingit dramaatikat, kõige dramaatilisem oli see hetk võib-olla, kus ma pidin vahepeal ära minestama, sest ma olin unustanud süüa, sest mul oli hästi pikk nagu see protsess. Ja teine selline nagu filmilikult dramaatiline oli see moment, kuidas see laps, kes sai sündida niimoodi rahulikult, ilma sekkumiseta, eks ole, vupseski sinna vette, tõsteti mulle selja peale ja kohe tõstis oma pea, ilma nutmata köhatas hääle puhtaks ja vaatas oma isale silma. Et see oli nagu selline võimas moment. Et miks ma hakkasin seda rääkima, oli tegelikult see, et näiteks menopausis seisavad naised teatud mõttes ka sellise nagu dramaatilise otsuse ees või nagu selline kahvel saabub. Ja nüüd on see, et mis on nagu hästi oluline see, millest minu töö ja minu selline edaspidine nagu minu jaoks kutsumus on ajendatud, on tegelikult see, et menopausiga saabub see moment, sa kas nii-öelda vannud alla või sa päriselt astud oma väele või oma sellisele sisemisele potentsiaalile vastu. Et seal on nagu selline kahvel. Ja see on nüüd see moment, kus mina tunnen ise seda, et kui ma olin 47,
või see 46, kus ma hakkasin nagu mingisuguseid selliseid nagu suuremaid, turbulents hakkas nagu peale rohkem. Ja jumal, kuidas ma oleksin vajanud kedagi, kellega sellest rääkida. Kuidas ma oleksin vajanud kedagi, kes oleks öelnud mulle, et mida ma nüüd päriselt teha võiksin, kes oleks andnud mulle optsioone. Kuule, proovi nüüd näiteks teha oma elustiilis näiteks selline muutus, et ära seda enam tee ja tee seda ja proovi seda. Või siis näiteks ära enam söö sedasi, proovi süüa sedasi, ära enam nagu treeni sedasi, vaid nüüd proovi liikuda selle poole, sest sind on ootamas näiteks suurenenud siis stressihormooni tõus ja sa pead selleks valmistuma, eks ju. Ja kas ma rääkisin sulle oma seda filmilugu, kuidas mina sain selle kõige suurema äratuse, eks ole, mina pean tegelikult neid menopausi sümptomeid ja perimenopausi sümptomeid tegelikult äratajateks. Ja mida nad siis äratavad tegelikult selle, et kuidas naine peaks pöörama fookuse rohkem endasse. Ja ma täielikult mõistan tegelikult neid naisi, kes ütlevad, et nendel on väga raske seda teha, sest et üsna sageli selles vanuses, eks ole, kuna lükatakse sünnitamist ka väga hilisele ajale, eks ole. Just, et karjääri on vaja teha, on ju. Sest juhtuvad karm asi, et naine sünnitab oma esimese lapse ja järgmiseks on ta menopausis. Eks ole, see ei ole lihtne asi läbi käia. Selles mõttes, et see on keeruline. Ja siis, mida see siis tähendab, eks ole, sellel hetkel, kui sa lähed perimenopausi, eks ole, mis on siis see eelmäng nii-öelda menopausile, sind hakatakse järk-järgult ette valmistama. See pihta hakkab umbes? Tänapäeval on juba sellised väga varased märgid tulevad seal 35 peale. Ma tean naisi, kes on 38-selt juba täis menopausis, ehk siis ütleme siis selle nagu lihtsalt ära, et menopaus saabub siis, kui 12 kuud ei ole olnud enam menstruatsiooni. Siis on see üks päev või üks ööpäev ja peale seda algab postmenopaus. Post on siis pärast, eks ole. Ja peri on siis perimenopaus on siis see periood, mis eelneb sellele päris menopausile. See võib seal on hästi palju erinevaid arvamisi selle kohta. Mina ise tunnen, et see jääbki sinna kuskil 2 ja 10 aasta vahemikku. See sõltub hästi palju sellest, missugune nagu sinu geneetika, eluviis, missugune on siis sinu keskkond ümberringi, aga ka sellest, missugune oli sinu elu juba 3 kuud või sinu ema elu 3 kuud enne eostamist. Päris raju. Et tegelikult see, mismoodi me kogeme näiteks menopausi ja ka tegelikult puberteeti, selle alged asuvad seal nii-öelda enne eostamist juba. Et need ema kogemused on need, mis ja ütleme, kui stressis oli meie ema ja siis millise nii-öelda stressi tundlikkusega meie sünnime, et kas me oleme siis nii-öelda, ma ei oska seda eesti keeles korralikult öelda ja ma proovin neid vältida, aga see wired, et me oleme nagu kohe nagu nii-öelda lühikese süütenööriga kohe sündides sel lihtsal põhjusel, et meie ema lõi tahtmatult loomulikult sellise keskkonna meile. Ja mul on see kogemus, et ma olen seda selles mõttes võin käe südamele panna, ma olen ise selle teatud mõttes läbi teinud. Kas see perimenopaus ja menopaus võib olla ka täna nagu üks põhjustest, miks tihtipeale öeldakse, et naised võiks, täpselt nagu ei mäleta, aga kuskilt tuleb meelde, 36, 37, 38 on see hilisem periood, kus juba öeldakse, tegelikult peaks hakkama nagu mõtlema selle, kas viimane aeg last nii-öelda saada. Et mul kuskil niisugused numbrid jäänud meelde, alati alla 40 soovitatakse nii-öelda arstide ja ametlikel allikatel, et peale seda juba nii-öelda võib osutuda see asi nagu keerulisemaks, mis iganes põhjusel on, kas nagu rasedus ise nagu siis sellele naise kehale kõrgemas vanuses nii-öelda, mitte et 40 oleks hullult vana, või siis on see tingitud sellest, et ongi see perimenoos ja menopausi
faaside nagu lõimumine? No seal on ka see moment, et fertiilsus nagu on ka hästi palju seotud lisaks nagu geneetikale, fertiilsus on teatud see ikkagi seotud ju selle keskkonnaga, kus me oleme ja keskkond ei ole nagu mitte ainult see, mis on õues, vaid keskkond on see, mida me sööme, keskkond on see, millises seltskonnas me viibime ja nii edasi ja nii edasi. Missugused, ma ei tea, missugune on see stressifoon ja kõik muud asjad kokku. Aga üldiselt jah, fertiilsus on ikkagi, ma ei tea numbreid, aga drastiliselt langeb nii siin läänemaailmas tegelikult. Ma tahaks minna siia menopausi ja võib-olla siis ka perimenopausi nagu füsioloogiliste muutuste juurde, et kuidas siis nagu aru saada, sa tõid selle mensuraaltsükli lõppemise või väga pika nagu pausi üheks nagu näiteks, aga neid ilmselt on veel, mille pealt saab hakata vaatama, et midagi nagu tegelikult toimub. Aga sa mainisid hästi olulist asja, et sa oleks soovinud, et sinul oleks olnud olemas keegi, kes oleks saanud öelda, mis nagu tegelikult toimub või anda mingisuguseid tööriistu või soovitusi või nii-öelda mõtteid ja kuidas seda asja nagu vaadata ja kuidas toime tulla endaga parimisel perioodil. Aga sinul täna on pakkuda naistele, kes tegelikult sellesse jõuavad, praegu juba on selles faasis või sisenemas on sinna seda lahendust, mida sina otsisid. Ma pean silmas just nimelt seda veebikursus, mida sa oled loonud enne. Ja see on muuseas üks ajenditest, et miks ma selle ülemineku kursuse nii-öelda oma 2 aasta sellise sügava sisekaemuse tulemusena ja ka tegelikult sellise nii-öelda uurimistöö tulemusena ja tegelikult võttes ka arvesse kogu minu eelnevat kogemust, sellist 15 aastat nagu joogat õpetades ja õpetajaid koolitades ja kus on enamuses alati nagu naised olnud, eks ju, mehi ka ikkagi. Aga suuresti naised. Ja see on tegelikult üks nendest ajenditest, miks ma selle kursuse kokku panin. Minu perspektiivis või minu sellises visioonis on hästi oluline selgitada asju võimalikult lihtsalt ja võimalikult teostatavatena. Miks ma seda nagu sedasi välja toon, on see, et kuna ma olen koolitanud joogaõpetajaid, see on olnud selline 1,5 aasta pikkune õppeprotsess, kus on nagu tohutult palju informatsiooni ja tohutult palju materjali, aga üsna sageli on juhtunud tegelikult selline asi, et inimesed ei ole neid asju hakanud nagu praktikasse rakendama. Ja seetõttu ma olen proovinud, ja loodan, et see tuleb ka välja, luua midagi sellist, kus võimalikult kiiresti anda võimalikult lihtsalt informatsioon, mis toimub, miks ta toimub, ja siis kohe sinna peale need asjad, need protokollid, need tegevused, need muutused, mis aitavad seda asja või seda vaevust või seda kogemust võimalikult kiiresti muuta paremaks just selle mõttega, et näiteks kui tuua siia see mõõde, et mis on menstruatsi või menopausi üks suurematest põhjustajatest ja menopausi vaevuste suurematest põhjustajatest. Ütleme liiga varase menopausi, sest väga paljud naised lähevad sinna liiga vara ja see on tegelikult üks hormoon, mis on kortisool, mis on stressihormoon. Ja kortisooli üleküllus või liigne kortisool on tegelikult epideemiline ja mitte ainult naiste seas. Meeste ka. Umbes 70-80% inimestest on kortisooli tase püsivalt liiga kõrge. Ja see ei ole nagu selline asi, et ma lähen puhkusele ja siis mu kortisool langeb. Ei, sa lähed sinna puhkusele, see kortisooli näitajad on ikkagi liiga kõrged. Ja mis siis juhtub tegelikult on see, et mida mina ise ka kogesin, et kui naine on stressi all, ükskõik missugust naiste asja tegema minnes, sünnitama minnes, või sünnituse jooksul, menopausi sisenedes või juba menopausi jooksul, stress on ja kortisool on üks nagu nii-öelda selline, ma ei taha seda demoniseerida, sest tegelikult on olemas ka liiga madal kortisool, eks ole. Aga sellega tegelemine on absoluutne võtmeküsimus. Ja
miks ma selle kursusega tegelikult kokku panin, on see, et anda kõigepealt naistele kätte need esimesed nii-öelda rahustavad teadmised, et sinuga on kõik hästi, see on loomulik. Et need läbi käia, need nii-öelda enamlevinud sümptomid, sest et seal on, ütleme, et umbes kuskil 20 enamlevinud sümptomit on, eks ole. Ja jõuda selleni välja, et missuguseid muutusi tehes, mida juurde võttes või mida ära jättes on võimalikud ennast toetada. Ja üks nendest ja kõige olulisem ja sellel koolitusel ka esimese asjana ma adresseerin tegelikult siis seda nii-öelda stressi teemat, eks ole, ja adresseerin siis seda sümpaatilise ja parasümpaatilise närvisüsteemi tasakaalu, sest me oleme kõik seal selles sümpaatilises, mis on siis kogu aeg see võitleja, põgene või teeske surnut, on ju. Et ja siin on nagu see moment, et ma ei leia, et selliseid asju peaks kohe esmajärjekorras hakkama ravimitega lahendama, sest tegelikult need on 80% ulatuses ikkagi elustiili muutustega seotud. Ja nüüd, kui ma räägin lihtsalt ümmarguse sõnaga elustiili muutused, ma tahan siia juurde tuua tegelikult selle, mis selle kursuse puhul ja mida üldse see, mida ma inimestega jagada tahan, on väga oluline. Ma leian seda, et jah, me elame praegu ajastul, kus on väga oluline see, et ma saan kätte selle informatsiooni tüki, mis mida põhjustab. Aga kui ma saan selle informatsiooni, kas siis tegelikult hakkab midagi muutuma? Ei, kui siis midagi ei tee, siis ei muutu midagi. Täpselt, ja tead, ma panen seda niimoodi tähele ja seda ma olen nii-öelda hakanud ja õppinud jälgima nende aastate jooksul, kui ma olen joogaõpetajaid koolitanud ja ise olnud praktiseerija, sest see on nagu põhiline, sa oled praktiseerija esmajärjekorras. Kui me teame midagi, siis sellest ei piisa. Et teadlikkuse üks osa on tegelikult praktiline rakendus. Kuidas ma rakendan seda ja siis seda muutust nagu loon. Ja see on tegelikult paradigma muutus, mis praegu toimub. Ühtaegu on intellekti vaja toita, anda talle see informatsioon. Ja see on hästi loomulik, et inimesed tahavad seda informatsiooni saada. Aga nüüd, mis tuleb nagu juurde panna, on ka see, et selle nagu praktiline rakendamine. Ehk siis, et teha see asja nagu hästi lihtsaks. Et kui naine on perimenopausis, saab oma esimesed märgid, näiteks sellest, et ta ei maga enam hästi. Näiteks ärkab öösel üles, plaks mingisugune kella 3 ajal ja siis kuskil 2-3 tundi ei uinu, sellepärast, et see sama kortisool lihtsalt nii kaua umbes teeb oma tööd, eks ole. Ja mida siis tuleks muuta? Mida saaks nagu sellisest praktiliselt nagu kohe muutma hakata, et mitte siin nagu väga üldiselt rääkida, väga lihtne. Naine on rütmiline olend. Rütmiline selles mõttes, et meil on kõik, eks ole, menstruatsioonitsükkel, kõik toimub kogu aeg rütmiliselt. Rütmide juurde tuleb siis tagasi minna. Väga selgelt, mis tähendab seda, et tuleb oma keha harjutada selliste rütmidega, mis hakkavad nagu seda kortisooli nii-öelda detoksi siis meie kehas siis aitavad nagu seda protsessi läbi viia. Mis tähendab seda, et unerütmid on täiesti nagu fataalse tähtsusega sellel hetkel. Ja paradoks ongi tegelikult siin see, eks ju, et näiteks see sama naine, kes siis väga suhteliselt hilja sünnitab, ta ei saa oma unerütmidega väga palju arvestada, kui tal on väike beebi, eks ole. Ja siis see, mis siis juhtub, eks ole, neerupealised sisuliselt kurnatakse läbi. Ja siis on juba nagu kaskaad neid erinevaid ebamugavaid, kas siis kuni diagnoosideni välja, et ma olen lihtsalt näinud näiteks pealt ühte naist, kes tõesti saigi 2 järjestikku last siis sellises vanuses 40 ala
ma ei mäleta, kas ta oli 2-3 või 4-5 ja ta tõesti oligi nagu vaimse tervise hädadega täiesti hädas, sellepärast et ta oli lihtsalt kurnatud. Ta neerupealised olid nii kurnatud. Ja miks me neerupealistest räägime? See on nüüd väga oluline, et neerupealised on tegelikult see, et kui menopaus käivitub, eks ole, siis ajuripats enam ei helista munasarjadele, et olge nüüd kenad ja saatke siit nüüd välja nüüd neid suguhormoone, eks ole. See asi lõpeb ära, eks ju, ja väiksemas koguses ja teist tüüpi östrogeeni, eks ole, hakkavad siis tootma neerupealised. Aga kui neerupealised on kurnatud, siis nad ei saa appi tulla. Kas on nii igav? Ei. Okay. Paneb vahepeal aigutama, kui ma ise pikalt räägin või kui teine pikalt räägib. Ja, et see on see on hästi oluline hakata sellega arvestama, et keha tahab ja naise keha eriti, ta tahab arvestada sellega, millal mul on see uneaeg saadaval ja rütmid ja veel kord rütmid või siis näiteks kui unehügienist rääkida, see on minu meelest midagi sellist, mis on nagu täiesti A ja O. Ma olen alati ise olnud ka teatud mõttes nagu selline unefriik. Kui ma ei saa piisavalt magada, siis ma saan aru, kuidas mis tahel, kas nii kognitiivsel tasandil funktsioneerimine, ka füüsilisel tasandil, ka emotsionaalsel tasandil, kõik läheb surve alla. Ja ma olen omal nahal tundnud seda, mida teeb see, kui ei ole seda korralikult, seda süvahund, eks ole, teda faasi saanud korralikult läbi teha, aga ka neid teisi faase. Ja unehügieen on nagu see, mis tegelikult selles perimenopausis, eks ole, selles momendis, kui sa hakkad naisena tundma, et seesama, et võib-olla ei maga enam hästi, võib-olla ärrituvus on, eks ole, kõrgem. See tähendab, perimenopausis on tegelikult juhtub siis see, eks ju, et hormoonid hakkavad tugevalt kõikuma. Progesteroon alla, östrogen üles ja see kõikumine on selline nagu niisugune intensiivne protsess. Hästi intensiivne protsess, sageli nagu seda saab ette ennustada sellest sõltuvat, missuguses menstruatsiooni või oma tsükli faasis naine nagu on, eks ole, et mingisugused üldised tendentsid seal ikkagi on, aga siis kui sa lähed menopausi, siis on nagu siis kindlustatud nagu üleüldine mõlema langus ja siis toimub nagu teatud mõttes nagu rahunemine, aga see ei ole ka veel selline 100%, kui sa jõuad sinna nagu menopausi hetke, vaid pärast seda menopausi momenti hakkab peale see, kuidas on siis selline, sõltuvalt naisest ikkagi selline 4 aastat veel sellist kohanemist. Tulles selle kursuse juurde, üleminek. Ma tahan kuulajate lihtsalt ja vaatajatele anda teada, et kuskil nüüd praegu siin viskab ekraanile sulle sinna paremasse ülesse nurka see otselink YouTube'ist, et siis ei piisa toksima, vaid klikka sinna ja avab. Aga kui sa juhuslikult ei klikanud, siis veebileht hatu.academy inglise keeles, / uleminek on see veebiadress ja see loomulikult on ka saate kirjelduses, et aga sealt on võimalik lugeda rohkem põhjalikumalt, mida sa tegelikult pakud selle kursuse raames ja mina kui võhivõõrana mõne mõttes võhikuna selle, mõne mõttes see teema osas ja tegelikult isiklik kokkupuudega puudub, sest mul mehena niisugust asju ei ilmne, siis minu meelest on see leht väga hästi üles ehitanud sul, annab nagu hea ülevaate sellest, mida on oodata ja toob ka välja nagu hästi erinevaid punkte, mis selgitavad ära selle, mis kasu tegelikult inimese eest saab. Ja ma tean, et sul on ka mingi special offer. Jaa. Special offer oli siis Kris Kala podcastiga seonduvalt 20% soodustust on see, kui Kris Kala podcasti kuulajad saavad liituda ja mul on lihtsalt tohutult
tohutult hea meel, kui võimalikult paljud naised saavad sellest osa. Sellepärast, et mida kui ma rääkisin sellest naiselike väärtuste aspektist, siis naiselike väärtuste hulka kuulub ka see, et koos kokku tulles luuakse suurem muutus. Ja miks ma ei teinud lihtsalt sellist nagu salvestatud kursust, vaid tegin kursuse, kus me saamegi kokku. Laivis. Me saame laivis kokku ja see on teadlikult. Muidugi on see salvestuse kuulamise võimalus, kui näiteks mingil juhtub midagi ootamatut, et ei saa või tahad pärast üle kuulata, eks ole. Aga et me tuleme kokku. Me oleme ühisenergias, me jagame, me õpime teiste kogemustest ja me tegelikult naistena terveneme läbi selle väga-väga palju. See on see nii-öelda see pühade naiste ringide nagu see printsiip. Võib-olla sa oled kuulnud seda, et kui mingi hulk naisi on piisavalt kaua koos, siis näiteks nende menstruatsioonitsüklid ühtlustuvad. Ja, ma olen kuulnud, jah. See on selline... See on juba omaette fenomen ja paneb asja vaatama natukene teise nurga alt ja tekitab küsimusi. Kui küsimusi tekitab, varem ei ole, siis see tekitab. See tekitab küll küsimuse. Tahaks kuidagi teaduslikult seda vaadelda. Mis see nagu tegelikult toimub on ja miks see niimoodi on? Ja kas seda läheb keegi uurima? No tõenäoliselt mitte. Ei lähe, jah. Nii, et kui sul on huvi, armas ja kuulaja naisterahvas või ka meesterahvas, kes kuuleb praegu ja tunneb ära, et miks mitte kinkida, nagu mina ei näe nagu ka selles mingi probleemi, mõni võib mõelda, et issand jumal, et siis läheb ju mingi vihjene naise kohta, et on aeg hakata, see ei pea üldse sellise nurga alt olema. Et see on pigem mina hoolivuse ja info edasi andmise osa pealt, et kui see sinuni meesterahvas esimesena jõudis, siis miks mitte jagada kellelegi, kes selle teemaga on ei tahaks öelda kimpus, aga tegeleb selle etapiga, kes on selles etapis sees, protsessis sees või on sinna sisenemas või lihtsalt jagada kellelegi, kellele see tulevikus osutuda kasulikuks ja hädavajalikuks informatsiooniks. Aga tahtsid midagi öelda? Tahtsin seda öelda, et ma sain just ühe kirja. Ma sain ühelt naiselt kirja, kes kirjeldas väga autentselt seda, kuidas, ja ma lugesin need kokku, ta on parasjagu üheaegselt kimbus 15 erineva ebamugava sümptomiga. Ja need ebamugavad sümptomid, eks ole, mida me ei ole kordagi nendest siin ühtegi sõna praegu siin rääkinud, aga klassikalised kõik asjad, eks ole, kuumahood, siis nii-öelda kognitiivsed nii-öelda häired, ehk siis mälu ei tööta, fookus ei tööta, emotsioonid käivad ülesse alla, ei suuda keskenduda, pluss siis öised higistamised, und ei ole ja mis mind kõige rohkem tegelikult kõnetas, oli tegelikult see, et see naine oli jõudnud sellisesse nagu sellisesse seisu, et tal oli ära kadunud ka igasugune enesekindlus. Sellepärast, et see ongi see, mida tegelikult teatud mõttes menopausi ja perimenopausi lõpufaas, eks ole, ütleme paar aastat, 3-4 aastat enne päris menopausi ja pärast seda ka 3-4 aastat, et seal on see selline, teeb naisega on see, et ta niikuinii on sees poolt kompromiteeritud nii-öelda, et on nii paljud, millega peaks tegelema kõigepealt, nii palju ebamugavusi, millega peaks tegelema, pluss siis see, et sa ei tunne iseennast enam ära. Sa ei saa aru enam nagu, näiteks reaktiivsus, näiteks nagu kiire reaktsioon millelegi, ütled nagu halvasti või lähed kergesti närvi, ärritud, sind häirivad nagu mingid asjad, mis on nagu sa vaatad iseennast kõrvalt, kui see suutlikkus veel on, eks ole, mis nagu toimub, eks ole. Ja siis, kui ta kirjeldas seda, see naine kirjeldas seda, et ta ei tunne enam, et tal oleks motivatsiooni särada. Siis ma sain aru, et tegelikult jah, et seda kursust on 100% vaja, sest selle kursuse lõpuks, kui me oleme läbi töötanud need samad sümptomid,
me oleme kõik need läbi vaadanud, kuidas nad ilmnevad, miks miski asi toimub, millega ma saan seda leevendada ja võib-olla millal tuleb minna ja küsida hormoonravi, eks ole, mõndasid asju ei saagi võib-olla ohjesse, aga umbes 80% tuleb naisel ikkagi ise panustada, sellepärast lihtsalt, et meie kehad on tohutult targad ja meil tulebki, menopausi jõudes meil tulebki õppida seda elama, seda kehatarkust, õppida usaldama seda kehatarkust ja tegelikult selleks ei ole vaja teha midagi väga keerulist. Ma toon lihtsalt ühe näite, mida ma joogaõpetajana julgesti kõigile soovitan. Ja mida ma tahan rõhutada, et sellelt kursuselt saavad naised kaasa selliseid nii-öelda kasulikke asju nii videote näol, aga ka praktikate näol, mida pärast sa saad teha tasuta. Näiteks hingamine. Kui paljud inimesed teadlikult võtavad ette mingisuguseid nii-öelda, on ka teaduslikult uuritud hingamistehnikaid, mis saavad neid toetada, nende närvisüsteemi toetada või nende seda kortisooli detoksi nagu toetada või siis seda sümpaatilise, parasümpaatilise närvisüsteemi tasakaalu loomiseks. Et kui harjutada ennast nagu pisitasa, näiteks 3 minutit päevas pühendama sügavuti ühele konkreetsele tasakaalustavale hingamistehnikale, siis see võib luua väga võimsa muutuse ainult juhul, kui seda teha järjepidevalt. Ja võt siin, kus ma räägingi, miks tulevad naise ellu, siis miks muutuvad need rütmid nii oluliseks. Et meil tuleb ise ennast nii-öelda igal hommikul valida. Vaata, kui räägitakse suhtest, sellisest mehe-naise suhtest, et siis on selline ütlemine, et sa pead igal hommikul otsustama, et sa valid selle mehe või sa valid selle naise, sa otsustad igal hommikul. Ja menopausi või perimenopausi jõudes naisel on tegelikult vaja igal hommikul otsustada valida ennast. Valida ja õppida oma keha sügavuti tundma, sest need samad äratajad, mis tulevad nende ebamugavate sümptomite näol, on lihtsalt nüüd tulnud näitama, kuna östrogen enam ei toeta, eks ole, östrogen toetab kehas nagu kõiki süsteeme, mitte miski ei jää puudutamata, kõik keharakud on nende retseptoritega varustatud sisuliselt. Siis nüüd selleks kohanemisperioodiks, mis on siis see ülemineku iga, eks ole, mis sisaldab endas seda perimenopausi ega menopausi ja postmenopausi teatud osa, eks ole, see on tegelikult pikem periood. Aga siis on see, kus juhatatakse naine nagu just sinna, et ole pai, kuula nüüd oma tarka keha. Ja hakka proovima, hakka häälestuma endale, hakka ise ennast kogu aeg rohkem valima. Ja sellepärast on ka see põnev, minu meelest nagu väga põnev aeg, et selles mõttes naised, kui nad jõuavad menopausi, võib-olla sa oled kuulnud seda, et juhtub see, et nad seesama, mis me rääkisime, et tüdruk umbes 11-aastaselt veel teab, eks ole, kelleks ta tahab saada, mida ta tahab teha, lapsena sa ei mõtle sellele, milline on sinu missioon. Aga naistes see sigineb nagu selline kõrgendatud teadvus, tasand oma missioonist. Või siis sellest uuest väljundist, mida naine tahaks nagu teostama hakata. Ja lihtsalt teatud mõttes, et nagu lohutuvalt öelda, et need ebamugavad sümptomid on siis selline natukene nagu tuleristsed enne seda, kui sa sellele täispotentsiaalile ligi saad. Aga see lootus ja see ukse, kus vahelt nagu valgus paistab, on kogu aeg avatud. Ja kogu selle nagu ka selle kursuse mõte on tegelikult see, et me ei pane seda lootuse ust nagu kunagi kinni. Ei ole nagu väljapääsmatuid olukordi. Jah, meil tuleb kohaneda. Jah, meil tuleb õppida näiteks oma taldrikut. Ma ei pea silmas ainult toidutaldrikut, aga näiteks elutaldrikule nagu vähem asju. Vaadata, mis on olulisem. Vaadata, kuhu ma energia saan suunata. Et mul ei ole enam seda kogust energiat mingi aeg. Muidugi saab juurde seda energiat luua, eks ole.
kui me läheme siin, ma ei tea, jõuharjutuste juurde või biohäki juurde, ATP juurde, nii-öelda loomise juurde või noh, mis iganes. Aga ikkagi tuleb arvestada seda, et keha vajab selleks ümberhäälestuseks rohkem energiat. Ja õppida ka tohutult palju rohkem endale andestama. Näiteks neid samu emotsioone. Neid samu pursatusi. Et no ma isegi panen vahel enda puhul tähele seda, et eile näiteks oma abikaasale lihtsalt ma tundsin, et ma ei suuda talle intellektuaalselt enam ära seletada, et kuule, mul on praegu nii, et ma tunnen nii, kui mul on nii. Ei olnud enam võimalik. Mind aitasid ainult pisarad. Ja ta sai kohe aru. Et ma lihtsalt selline enesearmastuse moment muutub hästi oluliseks ja igal hommikul enda valimine, aga muutub ka oluliseks tegelikult see, et me hakkaksime enda ümbritsevaid inimesi, oma perekonda, võib-olla, ma ei tea, kuidas kollektiivides, kui suured, väiksed kollektiivid, kindlasti seal on mõned lähedasemad kolleegid ja mõned vähem lähedased kolleegid, eks ole, aga selle informatsiooni jagamine selle kõige ümber. Selle nii-öelda peegelduste moment ja siiras harimine, teiste informeerimine, perekonnas eriti. Ma toon siia ka sellise nagu lõpusa loo juurde, et seesama 14-aastane poeg, eks ole, ta kuulis mind sageli seda rääkimas oma abikaasale neid teemasid, sest mind panevad need põlema. Sest see tundub mulle lihtsalt niivõrd põnev ja see tundub mulle põnev sellepärast, et seal on peidus potentsiaal. Ja ma armastan potentsiaali ja ma selles mõttes armastan ka uusi alguseid väga, et mulle meeldib kõik, mis on seotud ka uute teadmiste ja põnevate potentsiaalidega ja nüüd toimubki selline potentsiaali avastus ja pidevalt jagasin ka muidugi kõiki neid väljakutseid, et seda oleks lihtsam mõista. Ja siis ühel hetkel tuli see 14-aastane, ema, kuule, mis asja sa rääkisid, see mingi meno asi, mis sellega on? Ja siis oli väga meeldiv võimalus tegelikult 14-aastasele selgitada seda kõike lihtsate sõnadega. Ja ma arvan, et ongi hästi oluline saada nendele protsessidele nii-öelda lihtsad seletused ja ka siis võib-olla alguses lihtsamad ja vähem energiat nõudvad sellised protokollid või elustiili muutused või kas või toitumissoovitused või liikumissoovitused või toidulisandite soovitused või biohäki soovitused, eks ole. Iga asja juurde ma proovin anda nii palju võimalikke variante, mille hulgas siis naine ise valib, sest me ei ole keegi ühe mütsiga löödud. Nii palju kui on erinevaid menopause või perimenopause, nii palju on erinevaid naisi või tegelikult vastupidi. Aga jõuab siis siia kohta, kus sa saad jagada ka neid peamisi sümptomeid ja kuidas neid kogetakse. Sa ütlesid, et ligikaudu 20 tükki, eks ole? Tegelikult on neid rohkem. Rohkemgi on ju. Väga palju. Ilmselt kõik läbi lihtsalt ei jõua ja võib-olla ei ole mõtet käia ka. Ma saan aru, et tegelikult kursuselt ikkagi peatub pikemalt ka nende kõikidel. Aga mingi tuntuma, mille poolest, ütlesid kuumahood, okei, ma olen ka kuulnud mehena seda, et kuumahood on või võivad tekkida, aga mis veel? Ja võib-olla nagu peatudagi mõnel korra, et nagu ka selle poole pealt, et mis see nagu on sümptom, miks see võib-olla tekib, võib-olla üldistatult rääkida, miks üldse sümptomid tekivad sellise viisiline või konkreetne sümptom ja mis see siis see, leevendus on, sa küll tõid näited siin, et ongi biohacking ja toitumine, eluviis ja kõik see muu juurdeine hingamine, et alati ei pea nagu minema nii-öelda raviteed või mingisuguse retsepti nagu teed, aga natuke laiemalt selles ka. Kui me rääkisime, eks ole, kuumahoogudest, siis ma tahaksin sinna juurde ikkagi midagi ütelda, kuna see on enam levinud, eks ole, siis ma tahaks siia midagi tuua, mis üks näide, mis võib-olla aitab seda natuke mõista, kuidas see kehas toimub, et kui olla mees, et mis aitaks mõista, näiteks kui saad mesilase käest nõelata,
siis kui sa oled kogenud, kui sul on mingisugunegi nagu nii-öelda väike nagu allergiline reaktsioon sellele, ma ei tea, kuidas sina oled kogenud, aga minul on näiteks mesilase või erilase nõelamisest on alati alguses tekib selline kuuma tunne ja siis pärast tekib külmavärinad. Et selline on see asi, mida siis osad naised nagu kogevad niimoodi, et osad tunnevad, et see algab nagu peast, eks ole, ja siis läheb kogu keha peale laiali. Et kui mõelda sellise asja peale, et mõned naised kogevad seda näiteks 30 korda päevas. See on päris rets. Siis ma ei tahtigi öelda seda, et mis tunne oleks 30 korda päevas saada erilase käest nõelata. Et see on päris rets, see on nagu selline päris suur läbielamine. Aga selle leevenduseks on olemas hästi palju erinevaid võimalusi, sõltuvalt siis sellest ka, et noh, et missugused harjumused naistel neid nagu põhjustavad, eks ole. Üks hästi lihtne meetod on tegelikult see, et vaadata üle oma alkoholi tarbimine. Ma toon sellise näite, et minul on näiteks selline, et isegi kombucha, milles sisaldub väga väike kogus, võis mulle põhjustada kuuma hoogu. Mis on siis happelise tulemusena või mis seda põhjustab? Ei, see on lihtsalt see, et mida alkohol nagu teeb sinu kehaga, see on selline nii-öelda rünnak sisuliselt, eks ole. Pluss siis, või siis näiteks kohvi. Liigne kohvi on liigne stimulant. See tegelikult on nii, et kui sa kohvi jood, eks ju, ja ma ei ütle, et see kõikide puhul nagu kehtib, aga see on see, et lükkab üles kohe nagu kortisooli taseme. Väga kiiresti ja püsib seal kuni 6 tundi süsteemis sees, eks ole. Liigne kohvi joomine kindlasti võib aidata, kui vähendada kohvi joomist, näiteks 1 tassini päevas või midagi sellist võib aidata, eks ole, kuuma hoogude puhul. Siis veini järgi jooge enam? No, see ongi nagu see, et tuleb enda peal proovida. Et mina muidugi ütlen seda, et olles nii kaua aastaid, ma ei ole joonud alkoholi vist, ma isegi ei mäleta mitu teist aastat, võib-olla juba 20 aastat. Patsa ka? Rastlane siis või? Mina ka. Ja ma ei mäleta nagu seda enam, aga ma soovitan küll, sest ma tegelikult tõesti ei tea ühtegi head asja, mida alkohol kehale teeks. Kas sa tead? Ma ei tea, ma ei joo, pole kunagi joonud, lõõgastab veetavalt. See vastupidine efekt täpselt. Et see pikas perspektiivis on nagu hetkeline ja pikas perspektiivis kohe dehydratsioon ja kehale stress tegelikult, et see on natukene müüt, eks ju. Ja siis, mis ma veel kuumahoogude puhul, sest et kuumahood on niivõrd levinud ja nad on natukene ka, ja siis vaadatakse neist nagu mööda, nagu need oleks kõige lihtsam. Aga see tegelikult ei ole. See on meeletult ebamugav. See on enesekindlust pärssiv, pluss näiteks paljudel naistel kaasnevad kuumahoogudega näiteks südamekloppimine. See on päris hirmutav. Aga seal on jälle seesama kõrge kortisooli tase. Ja muidugi see on tegelikult nagu ajureaktsioon, eks ole. Et aju satub segadusse termoregulatsiooniga ja siis tekitab sulle selle, et nüüd me satub segadusse, nüüd me peame temperatuuri tõstma, siis saab aru, hoopis nüüd me peame langetama, sellest tulebki see, et alguses on kuumahoog ja sellele järgneb kohe külmavärinad, eks ole. Et see on see öösel tuleb peale näiteks, tekk ära, mul on külm, jälle tagasi. Ja kui osadel naistel toimuvad ka öösel, et tekk peale, tekk ära, kõik sellised asjad. Aga tegelikult, kui ma nüüd mõtlen selle peale, on ka väga palju selliseid nii-öelda taimi, millega naised on ennast nagu põliskultuuride saadik või põliskultuuride toetudes hoidnud ja ära hoidnud ja tervendanud. Et siin on, ütleme, et meie, kui Eesti taimedest vaadata, siis näiteks naistepuna on see, mis on selline üldiselt tuntud. Aga
üks taim, mis on ajurveedast pärit, on näiteks ashwagandha, ma tahtsin öelda shatavari. Ashwagandha on tegelikult siis selle närvisüsteemi toetuseks väga hea, eks ole, kortisoli detoksiks. Aga shatavari on selline taim, mida tegelikult, ma tean isegi osad tüdrukud, sest tegelikult hormonaalhäireid on juba ka väga noortel tüdrukutel, 19-18 see on eraldi teema sinna, mul ei ole ka sellist kompetentsi sinna minna ja see nõuab veel rohkem aega. Aga võtavad ka noored tüdrukud selleks, et seda tasakaalu proovida tagasi tuua. Hormonaalset tasakaalu siis? Täpselt, hormonaalset tasakaalu tagasi tuua. Ja hormonaalne tasakaalutus tähendab siis tegelikult seda, et midagi on liiga palju, eks ole, ja midagi on võib-olla liiga vähe. Ja siis see tekitab su kehas mingisuguseid juba väga noortel tüdrukutel tekivad näiteks sellised väga imelikud asjad, 19-aastane munasarja keere. Ja see on seotud millega? Tegelikult see on seotud sellega, et meie keskkond muutub järjest toksilisemaks ja toksilisus, keskkonna toksilisus, mis on seotud siis sellega, mida me sisse sööme, üks on näiteks glüfosaadid, kui me mõtleme siis see plastiku teemad, need on sellised üldised ja enam levinud. See list on tegelikult 2 leheküljeni, see, mis nii-öelda need hormoontasakaalutust põhjustavate ainete kosmeetikas, igasuguses kodukeemias, et see on näiteks ka üks asi, millele tasub otsa vaadata, kui mõelda, et kuidas näiteks mis tahes neid ebamugavaid sümptomeid soovida leevendada, kaasa arvatud kuumahood. Sest ja üks asi, millest ma ei saa mitte kunagi rääkimata jätta ja räägingi iga kord, on see, et tõsiselt vaadata ümber oma suhkru, ja ma lõhutan, suhkru liigtarbimine. Aga suhkru liigtarbimine on meil normaalsus, mis on siis need magustatud joogid. Meil on isegi soolastes toitudes, eks ole, on liigselt suhkrut. Minu jaoks on väga hea kogemus see, et liiga palju suhkrut ja liiga palju magusaid toite, mis tähendab siis kõrge glükeemilise indeksiga toite, mis võivad olla ka, nii-öelda me arvame, et need on tervislikud, aga nad tõstavad meie glükeemilist indeksit, eks ole. Ehk siis keha käsitleb seda suhkruna. Et see on valdkond, mida tasub väga, väga jälgida, aga kõigepealt tuleb alustada tegelikult sellest, et proovida nii selle kuumahoovude leevendamiseks, aga kõikide muude sümptomite leevendamiseks harjutada ennast sööma päris toitu, mis tähendab seda, et seda kutsutakse terminina nagu terviktoiduks, mis tähendab seda, et mille kohta öeldakse, et nagu see, nii nagu me sõime vanaisa vanaema juures. Et muna on muna ja kala on kala ja kapsas on kapsas ja porgand on porgand. Et sellest ei ole tehtud midagi kokku, seda ei ole kuskilt 8 protsessist läbi lastud ja nii edasi. Jõuaks äkki puudutada seda teemat ka, et mõne mõttes nagu need suuremad müüdid, mis nagu kaas käivad sellega ja miks just läbi see müüdinurga, et see tegelikult ise mainib ka, et lõpuks tegelikult võiks jõuda ka sinna kohta, et naine, kes siis praegu kuulab, saab aru sellest, et okei, aga tegelikult elu ei saa läbi menopausiga, sest tegelikult ei ole nii jube või hull, kui meil on räägitud või kui hull kuvand on sellest nii-öelda mõne mõttes loodud ja võib-olla kõigil ei olegi seda kuvandit tekkinud, aga kindlasti paljudel on see suudetud tekitada, et tooks selle positiivse noodis ja siis kõrvala tugevat juurde. Ja sest kõigepealt esimene positiivne noot on see, et umbes 20-30% naistest ei pruugi üldse selliseid väga tugevat sümptomaatikat areneda. Ja see on jällegi seotud sellega, eks ole, missugune on geneetiline soodumus, aga ka sellega, missugustes tingimustes, eks ole, ta lootena arenes, eks ole.
Aga üks enam levinud müüt tegelikult, mida naised endale ise ütlevad, oli see sama, mis sa ära ütlesid juba. Naised arvavad, et elu saab menopausi jõudes läbi. Ja see on midagi sellist, mis on ka ühiskondlik foon. Väga paljusid naisi, näiteks nende karjääris lastakse sellel hetkel nii-öelda vabastatakse töökohtadelt, sellepärast, et nendel ilmnevadki tegelikult võib-olla siis see sümptomaatika, mis ei võimelda neil nagu kognitiivselt nii hästi toime tulla. Ja nad ei soorita enam endisel tasemel, kus nad olid, sest nad olid nagu super tasemel, eks ole. Ja siis nad suudavad vähem. Ja ma tahtsin ühe väga olulise asja juurde lisada, et sellest samast kortisolist, sellest stressist rääkides, stressihormoonist rääkides, naiste ajud nii-öelda vähenevad tänu kortisolile ja meestel ei vähene. See on viimane huvitav informatsioon, mis ma just hiljuti, ma ei julge sulle siia ühtegi uuringut praegu kõrvale panna, kuigi tegelikult on see doktor Liisa Mosconi on üks selline Itaalia päritolu minu meelest New Yorgis toimetav teadlane, aga see tabas mind natukene ootamatult, milline ebaõiglus, et mille pärast see siis nüüd niimoodi on. Aga see tähendab, see suunab meid jälle sinna kohta, et kui oluline on tegelikult naisele ise pakkuda endale lõdvestust ja kui oluline on mehel teada seda, kui oluline on naise tervise seisukohast see, talle võimaldada nii palju lõdvestust kui võimalik. Mitte, et mees peaks see on järgmine müüt, ega mees ei saa teha naist õnnelikuks, eks ole. Aga mees, kes teab oma naist ja on häälestunud oma naisele, siis ta juba tegelikult teab, mismoodi naisele lõdvestust pakkuda. Et see on hästi oluline. Et see, et elu saab läbi, on selles mõttes puhas müüt, kui ma rääkisin sellest kahvlist, mis tekib. Tegelikult selle asemel, et arvata, et elu saab läbi, ennast saab avaldada suurim potentsiaal eneseteostuseks. Sellepärast, et meil säilib püsivalt vereringes nagu teatud tüüpi hormoonid, mis aitavad meil nagu tulevikus, siis sellist, kui kõik on rahunenud, eks ole, luua rohkem vaimset selgust, luua sidet oma intuitsiooniga ja arendada endas seda nagu seda missiooniga teenimist. Ja arendada siis välja selleks nii-öelda targaks naiseks. Ma ütlesin nii öelda. Miks ma ütlesin nii öelda? Arendada välja targaks naiseks või kasvada targaks naiseks. Ja see potentsiaal mind väga-väga inspireerib ja ma leian, et sellest peaksid naised olema teadlikud. Lisaks sellele, et tuleb teadlik olla sellest, kuidas nende sümptomitega toime tulla, mina propageerin või nii-öelda toetan võimalikult palju nagu ise sekkumist, ise toitumist muutes, liikumist muutes, elustiili muutes, eks ole, midagi ära jättes, midagi juurde lisades, panustada ise nii palju kui võimalik. Ja siis, kui ei ole võimalik, siis näiteks on juhtumeid, kus tegelikult on tark pöörduda kohe võib-olla hormonaalravi poole, eks ole, et tänapäeval enam ei öelda hormonaalasendusravi, sest see on muutunud nii-öelda bioidentseteks need hormoonravid, aga mul on ise, kui ma päris ausalt ütlen, ma usun seda, et on olukordi näiteks, kui naine on sattunud või naine läheb menopausi sellepärast, et näiteks talle eemaldatakse munasarjad. Ja emakas, mida tahetakse ka alati korraga teha, siis on üks lõikamine kohutav. Ja ma olen aru saanud, et siis tegelikult see ongi teatud mõttes nagu vältimatu, sest kuna on olnud sekkumine naise kehasse, nagu see jõhker sekkumine, eks ole, siis tulebki ka selle millegi välisega nagu seda kompenseerida. Aga see ei tähenda,
et siis naine võib jääda televiisori ette klõpsima ja siis, eks ole, vaid et sinna peab juurde ikka kõik need muud toetavad meetmed samamoodi integreerima ja seda tegema järjepidevalt, eks ju. Aga ma usun kehatarkusesse, see on minu religioon, sest ma olen seda kogenud. Et keha annab märku, kui sa teda kuulad. Ja keha teab. Ma toon ühe huvitava näite. Sa oled taimetoitlane. Tuleb sensatsiooniline. Ma olin taimetoitlane aastast umbes 2007 või 2008. Ja nüüd aasta tagasi hakkas minus toimuma selline äratundmine, et mu kehal ei ole piisavalt toitu. Ja see oli äratundmine, et mu kehal ei ole piisavalt valku. Ja ma jälgisin seda. Ma olen nagu kogu aeg jälginud seda, et ma nii-öelda taimseid valkusid proovinud seda taset tõsta. Aga sain aru, et ma enam ei suuda, sest tegelikult menopausis kasvab valgu vajadus väga palju kõrgemaks, kui me keskmiselt tarbime. 2 grammi kehakilogrammi kohta on postmenopausis naisele soovitatud praegusel ajal nii-öelda uuringute põhjal ekspertide poolt. Kui perimenopausis see võib jääda kuskil 1,2 grammi kilogrammi kohta, eks ju. Aga siis postmenopausis just selleks, et ära hoida neid kõige hullemaid sümptomeid, mis tulevad siis osteoporoosina või siis selle osteopeeniana, eks ju. Ja toimub ka see, et vahetuvad, eks ole, lihasmass vahetub rasvaga. Et näed, koged oma keha ja vaatad, et näed mingid sellised muutused nagu toimuvad, eks ole. Ja valgu tarbimine on midagi sellist, mis on ka üks kindel nõuanne naistele, kui nad tahavad oma tervist säilitada, head tervist säilitada. Ja mina hakkasin tegema sellist asja, et ma tundsin näiteks, vaatasin mingeid retsepte näiteks teinekord ja vaatasin, kala. Ma tahaks kala. Ja siis ühel hetkel tabasin ennast sellelt, et ma nägin küpsetatud kala ja mu keha nagu täielikult nõudis seda. Ja ma ütlesin, no vaata nüüd rahulikult, et mine tea äkki mingid maitseained ja need nagu tõmbavad sind, eks ole, see oli konkreetselt lõhe, eks ju. Siis järgmisena ma nägin toorest kala ja isegi see toores kala tekitas mu sisu ja siis ma sain aru, et midagi nüüd on ja siis ma asusin otsima puhast. Leidsin ka lõpuks, muidugi kõige puhtam oleks nagu siseveekogust püütud, eks ole. Aga siis leidsin mingisuguse alternatiivi, mis oli siis nii-öelda süstimata ja hormoonide vaba, eks ole. Et vaktsineerimata ja hormoonide vaba kala. Ja siis ma tegin seda endale selle aasta või eelmise aasta jõuluks. Ma läksin sellesse teadlikult sisse ja ma tundsin, kuidas mu keha oli nii tänulik. Ja nüüd ongi nii, et ma teadlikult valin endale sellist nii-öelda valgupuusti. Ma tunnen, et ma ei saa enam hakkama taimse valguga. Ja see on puhtalt individuaalne. Ja see ongi see, et tegelikult menopausis või perimenopausis võib ka hakata ümber vaatama hästi targalt, loomulikult on erinevaid testimise viise, eks ole. Et sa oled kuulnud, ilmselt vanasti oli see juuksekarvaga, kus sa said teada juuksekarva testi läbi, kus sa said teada, mis on sinu mikrotoitainete sisaldus kehas ja mis on sul seal ülemist, toksiine, hallituseni välja, eks ole. Aga on ka selline bioresonantsmeetod, eks ole, mida sportlastele pakutakse, et sa hoiad ühte mingisugust sellist, oled sa kuulnud sellest, et sa saad saad niimoodi teada, vereanalüüside kaudu saad mingisugust informatsiooni, milliseid mikro- ja makrotoitaineid, eks ole, võiks olla, aga sellele peab hakkama pöörama tähelepanu, sest see mõjutab ka vaimset tervist. Valgu puudus mõjutab vaimset tervist samamoodi. Ja et ma
ja siis nüüd ongi see, et meie peres on, me oleme olnud eluaeg, minu poeg on näiteks sündinud taimetoitlasena selles suhtes, et ta on kasvanud taimetoitlasest ema üsas, minu siis. Ja aga nüüd nemad vaatavad, mu poeg ütleb, imelik. Ja ma tõesti tunnen, et see toidab mind. Ja siis ma käitungi nii. Vaatan ümber seda ja kohandun oma keha järgi, sest mu tark keha teab. Ja ma tuletan ka meelde siinkohal, et me rääkisime enne sellest kursusest, siis ole hea, kui sind kõnetab see, mis Terri täna siin rääkinud on sulle ja sa tahad ka osa saada sellest teadmiste allikast ja praktilistest harjutustest, tööriistadest, võimalustest, vahenditest, kõigest muust, mis selle kursusega kaasnevad, siis ole hea, vaata kodulehte hatto.academy/uleminek ja sooduskoodi ei olnudki. Mis see sõna meil oli? Ma ei mäletan praegu. Kas on Kris 20? Kris 20, just. Et Kris 20 on see, mis annab sulle siis selle veebikursuse mõnusama hinnaga. Aga tead, mul on, vaatan meie aega, me siin enne saadet kulutasime viisakalt öeldes mõnusalt aega, aga ma näpistaks siit veel umbes 5-7 minutit laas sinu aega ka, aga ei annaks sulle võimaluse viimasele küsimusele. Aga enne ma olen väike kingitus ka sulle. Wow. No sul on kuulajatele kingitus olemas, eks ole, sooduskoodi näol ja siis ka mul on sulle sükke sümboolne väike kingotikene siin. Kui äge! Siin on 3 erineva brändi tooted ja üks neist on siis, sa võid julgelt vaadata piilud, et esimene neist on Million Mants kirjastuse raamat Hetkede jõud. Ja miks just see, siis raamatu kirjeldus ütleb, et meil kõigil on elus määravaid hetki ja tähendusrikkeid kogemusi ning me hindame ka oma elu just mälestustes püsivate erakordsete hetkede järgi. Ja paljud inimesed usuvad, et need hetked on saatuse, õnne või mõne kõrgema jõu sekkumise tulemus. Nii et on selline raamat, mis õpetab just hindama kohalolu ja hetkes olemist, see teine raamat siis. Ja kuulaja, kes tahab siis endale miljoni raamatuid soetada, siis million.ee ja Kris sooduskood annab sulle -10% soodustust. Teine raamat, mis sulle paksem on Contamo ettevõttama, et räägib magneesiumist. Sa olid lugenud juba ühte teist nende tõlgitud raamatut, et ilmselt oled kursis ka sellega, kui endale seda ei soovi, siis saad kinkida. Aga et see on siis raamat, mis räägib ühest magneesiumi vormist, mis on väidetavalt, ja ma ütlen väidetavalt, sest mina neid testi ise teinud pole, aga raamatu autor ja raamatu maaletooja on neid asja teinud, et ta on kõige imendum magneesium, mis täna saadaval on ja podcast. Sooduskood annab sulle -8% Contamo.ee lehtedelt. Ja see on eestimaine bränd Roof Terras, kes loob kodulõhnastajaid, et 248 PM on toote nimi. Ja see on kirjas, et see tiivustab sinu tegusid ning toob esile sinu sisemisi jõu ka kõige hallimal ja raskemal päeval. Ja seda võib panna siis vanituppa, helutuppa, you name it. Et ta on selline mõnus eeterike lõisel väga puhas baseeruv toode ja see on ka sulle. Ja kui keegi tahab endale Roof Terrase tooteid soetada, siis roofterras.eu ja märkmete ostukorvis siis märkmete kommentaaride lahtrisse kirjutada Kris ja saad kaasa väikese kingituse, mis kingitus on, seda mina ei tea, seda teab siis Roof Terrase brändi looja Kristen. Aga ma laseksin sulle viimase küsimuse siia letti. Ahaa, ma intuitiivselt tajun, mis see on. Sinu enda ja tegelikult ka meil operaatori aja väärtustamiseks. Ma arvan, et sa mõtled, ma küsin selle seksi kohta. Jah. Ma mõtlesin, ma küsin, aga mõtlesin, ma ei küsi. Miks ei küsi? Ma kartsin, et see vastus on, võib läheb liiga nagu pikale võib-olla see teema. Ma saan seda lühidalt üle teha, küsi ikka. Aga siis lähme ikka selle juurde. Muidu ma oleks öelnud sulle, et mis sa tahad veel öelda? Okei, aga see seksi küsimus on tegelikult väga relevantne. Alguses mul tekkis sellega nagu see, et kas me läheme nüüd siia sellele teise tšakra tasandile. Et aga siis mul tuli selline taipamine sellest, et kas siin osas ma tahaksin hoida selle ukse, kust valgus sisse paistab avatuna. Sellepärast, et... Sest müüt on, et see saab läbi.
Ja vot, meil jäi see müüt üle ütlemata ja nüüd me saamegi seda müüti rääkida, eks ole. Et müüt on see, et menopausi jõudes nii-öelda kaob täielikult libido ja naised ei ole enam seksist huvitatud. Tegelikult on nii, et on väga suur osa naisi, kelle jaoks algab tegelikult siis üks väga huvitav faas nende intiimelus. Sellepärast et kaob ära üks nii-öelda stressi tekitav faktor, kas ma rasestun. Ja meestel ka teistpidi jällegi toob see mõlemad keerukust juurde. Absoluutselt. Osadel naistel on see nii. Teisalt, siin on ka jälle üks nendest sümptomitest, eks ole, mis menopausiga kaasneb, limaskestade kuivamine, mis tähendab seda, et naised võivad kogeda väga suurt ka nii-öelda tupekuivust ja kõike selle kaasnevat. Aga siin jällegi ei ole, uks ei lähe kinni, kogu aeg valguse vihk paistab, eks ole. Et siin on väga palju erinevaid viise seda tervendada, alates sellest, et süües mingisuguseid looduslikke taimi, kuni selleni välja, et on olemas erinevaid siis niiskustaseme taastamiseks vajalikke tooteid, kuni selleni välja, et on ka nii-öelda selliseid nagu östrogeenikreeme või siis selliseid niisutajaid, mis väidetavalt taastavad kogu seda kliimat ja anatoomiat seal nii-öelda võimalikult sarnaseks sellega, mis ennem olid. Aga ma tahaksin siin tuua ühe väga olulise mõõtme. Et seksuaalsuse puhul me taandume sageli väga palju kehalisele. Meil läheb kohe hopsti see kehaline mõõde on see, mis seksuaalsusega kaasneb. Tegelikult on enamikel puhkudel hea seksuaalelu lävendiks või rahuldava seksuaali lävendiks on tegelikult emotsionaalne lähedus. Ja see on nüüd siin jälle see positiivne moment, et kui paar otsustab, et nad soovivad selles valdkonnas ka minna lõpuni välja, siis emotsionaalse läheduse toitmine muutub selles etapis, kui naine läheb menopausi. Veelgi olulisemaks. Ja see on see, mida tuleb toita. Ja ma ühe asja tahan veel öelda, et mis, sa ütlesid, et mida ma tahaks juurde öelda, et ärme unustage ühte väga olulist asja. Et nii nagu selles momendis, kui toimub polariseerumine, eks ole, poistest saavad mehed, tüdrukutest saavad naised, siis ühel hetkel saabub moment, kus naised lähevad menopausi ja mehed lähevad andropausi. Mis tähendab seda, et nad tulevad sellisest, kuidas öelda, väga tugevatest hormoonidega mõjutatud eluperioodist, lähevad nagu sellisesse kohta, kus nad on nagu teatud mõttes nagu võrdsed. Ja selle teadlikkuse hoidmine ja siin ka tegelikult nagu partneriga sideme hoidmine, see kommunikatsioon, kuidas ka näiteks mees ennast tunneb selles hetkes, sest meest võib tabada andropaus samamoodi ootamatult, kui sa vaatad seda hormonaalset tasakaalutust, mis tänu siis sellele keskkonnale siin on tabanud inimkonda, eks ole, ja ka viljakusteemad on meeste puhul ülimalt aktuaalsed, eks ole. Tegelikult oma seksuaalsusega kontakti kaotamine tänu hormonaalsetele muutustele on meestele täpselt samasugune šokk nagu naisele. Ja siis ongi need 20-aastane uus preili ja punasem auto või siis mootorratas ja nii edasi, eks ole, need on lihtsalt kompensatsioonimehhanismid. Aga tegelik vastus läheb väga, väga lihtsaks. See on seesama emotsionaalne intiimsus, mida tasub toita nagu läbi kogu elu ja mis on tegelikult nii nagu terviklike ja hinge kosutavate lähisuhete kui ka seksuaalsuhete alus. Just öeldud.
on ju. jah, väga ilusti kokku võetud. ja see on ju tegelikult, see on ju valgusvihk ukse vahelt. On, absoluutselt on. Täiega nõus. Me ei pea kartma neid muutusi, sest üks asi on nagu selge, loodusel ei ole läinud midagi sassi. Lepime selle kokku, et kõik need asjad toimuvad millegi pärast ja põhjusega. Just. Ma tänan sind, et sa olid valmis oma teadmisi, kogemust, taipamisi, mõtteid meiega jagama, minuga jagama ja vaatajatega jagama. Ja täiega loodan, et head kuulajad, vaatajad, kes ennast ära tundsid siin ja sinuga samastusid, resoneerusid, võtavad osa sellest võimalusest. Võimalused ei ole see podcasti mitte kunagi külaliste poolt niisama loodud, ma räägin siin praegu see pakkumist. Need on loodud ikkagi selleks, et sind aidata. Nii et minu tungiv soovitus ja mõne mõttes käsk heas mõttes on ka see, et mine ja vähemalt piilu kodukale, uuri, loe ja tunneta ja vähegi võimalik on siis pane ennast kirja ja osta, tarbi, koge, proovi ja ka sa muidu enne ei tea, mis töötab, mis ei tööta. Ja viimane palve sulle, hea kuulaja, vaataja on see, et too üks uus kuulaja ja see aitab mul jõuda nende saadetega rohkemate inimesteni. Ja aitab ka tegelikult igal saatekülalisel jõuda enda sõnumiga ikkagi suurem publikuni, kes seda infot võib vajada. Nii et see ei maksa sulle midagi ja anna ka minna, küta, jaga ja kommenteeri ja kohtume sinuga järgmises episoodis, kui mitte varem. Tšau, tšau!